Ma tahtsingi küsida ära, et kas selline legend vastab tõele, et kunagi, kui see 85-ga hommikul ajatrennis ei olnud kiirem kui 125-ste grupp, et siis sa ei saanud võistlustele minna ja pidid põhimõtteliselt koju jooksma. Võtsime ükskord pesumasina ja matsime liivale, tegime jalgratahüpet seal. Naine ka teadis, et sa seda teadlikult teed. Mõnikord mõned trukud ikka tahavad olla trofeetrukud. Trofeetrukk ei ole see, mis toidab, et see nagu võtab ainult see energia ära. Kui palju MM-sarjas üldse dopinguproove andsid? Pigem panen ikkagi traditsioonilise meesaia banaaniga peale. Lihtsuses peitub võlu, võib öelda nii, on ju. Õhtul jõigi selle pool klaasi punast veini, aga võib-olla see oli kasulik. Sina oled rohkem töökas, Aigaril võib-olla oli seda talenti natukene rohkem. Tegelikult psühholoogiliselt ma olin päris nagu kõva. Sa oleks kohe nagu järgmine maailmameister, kui sa saaksid kogu aeg stardis nagu liidrigrupis minema. Nagu hobimehedki, nagu, mis käigu seal lähed. Ma ei tea, ma ei loe käike. Ma ütlen esimesena sulle Meiko Vetik. Liiga ükskõik. Tere, ma olen Tanel Leok. Te vaatate Lenksud kokku podcasti ja kui see podcast teile meeldib, pange like ja jälgige meid. Tere kõigile Lenksud kokku podcasti kuulajatele, vaatajatele. Esimese etapi saime edukalt tehtud, kui spordikeeles rääkida. Täna teine saade, teine etapp. Stuudios on meil külas Eesti legendide legend, Eesti kõige kõvem krossisõitja Tanel Leok. 279 MM-etappi, 3 etapivõitu, 4 sõiduvõitu, 80-stes, 125-stes juunioride maailmameister. Päris korralikud numbrid, Erki. Korralikud numbrid ja ma võib-olla alustakski Taneliga selle koha pealt, et sa olid ikkagi nagu nii-öelda Eestis tollel laps prodigy, on ju, et sul olid suured lootused, trenni tegite kõvasti ja eks Eestis räägitakse ka sellest, et ikkagi suhteliselt karm lapsepõlv, et räägime natuke alguseks sellest, et lähme kõige algusesse, et kui karm see lapsepõlv sul oli ja mis sul sellest nagu meeles on, et räägi. Jaa, et kus ma ütlen, et eks mingil määral see kogu meil see spordi või sportimine oli niisugune perekonnasiseselt kogu aeg nagu teema, et hakkasin varakult jooksmas käima, muud füüsilist trenni tegema, kõik niisugune asi, et see motokrossi ongi võib-olla niisugune kohe number 1 asi. Ja mingil hetkel tahtsin tsiklit saada, sain selle tsikli, vahepeal oli isegi kord see, ka võib-olla hakkan üldse jooksjaks, aga mulle ei meeldinud see. Siis hakkasin ikkagi krossi sõitma ja unistasin sellest ja kusjuures kõige nooremas eas ma ei olnud mingi tegelikult võidumees Eestis üldse isegi või Lätis või Baltikumis siin ja see hakkas pigem 65, 65 lõpus juba okei, kui see vanem on ju hakkasid seal saama vahepeal esikohti, vahepeal mitte ja 85 lõpp, ütleme niimoodi, kus oli see avanemine rohkem. Aga selles mõttes oli ikkagi karm ja, aga kuna mul isa oli päris karm minuga, aga ta oli lihtsalt reeglid ja ma kannan need reeglid üle ka oma poistele natukene. Too mõni välja, et milline see näiteks üks mingi kindel reegel, et mida sa pidid tegema ja kui sa seda ei teinud, et siis sa umbes rajale ei saanud, et mis näiteks olid sellised paika pandud asjad? Kõige niisugune lihtsam reegel oli see, et kuidas sa tahad teha seda. Mul isa ütles, et kas sa tahad olla profisportlane ja unistada suurelt või oleme pühapäevasõitjad ja naudime ja ongi meil lõbus. Kui on ikkagi profisport, siis on karmimad reeglid, jooksmised, ongi ta on kuri vahepeal ja kogu sellest me rääkisime, siis saiki sellest aru ka. Et kõik need välismaale reisimised, asjad, et see isa võtab ikkagi põhimõtteliselt töölt ära ennast ja sõidab, omal ajal olid need piirid, asjad, mõtlen, sa mitu päeva reisid kuskil võistlema ja tagasi, siis tegelikult nagu oma poissi pealt nüüd näen. Isa jätab tegelikult nagu muu elu kõrvale tegelikult. Jah, ohverdab kõik, selles mõttes täitsa nagu respekt ja samal ajal suudab oma firmat juhtida asjad, et see kõik muud asjad, aga seal tulidki need siis, et okei, võib-olla ma olin teismoodi ise kuulekas ka, aga samas mõtlen, et see ta oli nagu karm, aga samas ta mingid mul rajääris midagi vehkinud, tona juurde või midagi, et kui ta tuli rajaäärte ja näitas mulle nagu sedasi, siis ma sain aru, et okei, aga kui need ei ole hea nagu seis. Jutuajamised isaga olid, et kas me teeme täiega profisporti või oleme pühapäeva nautijad, oli sul üldse kahtlusi või sa teadsid algusest peale, et sa tahad minna seda profiteed? Mina tahtsin profiteed minna kogu aeg ja näiteks mul oli päris karm õnnetus 85-ga, kui ma see neer opereeriti, siis vanemad küsisid ka kogu aeg, et kuule, tahad ikka seda teha või siis mina olin see ikkagi, kes ütles, et ma tahan seda teha, ega see, mõtlen, lapsevanem niisuguse asja üle elab, ega see
peab mõtlema, kas on vaja, kas äkki laps tahab, asjad tahab, mina ütlesin ei, ma tahan olla profisõitja ja siis aga noh, siis sellega ikka piisavad kohustused ja treenimised ja seda see oli. Ma mäletan seda Sinivoore Krossi, see oli vist Sinivoore Kross, kus sa selle laksu 85 Hondaga panid, 80 vist tollel ajal üldse. Nogupalu. Nogupalu, okei. Ma olin ise seal Krossis vist 50 äkki sõitmas ka, ma mäletan seda hetke, aga kui siis vaadata seda 80-se karjääri, siis kus sa nagu avanesid ja algust, et tegelikult ju algul oli üldse Aigar nagu ütleme selline nagu väikestes klassides nagu võidumees, et kuidas sa tunned, et kui me maailmas vaatame näiteks tipptasemel cross-sõitjad, siis Ryan Villopoto, kes tegi suurepärase karjääri, oli algul Mike Alessi nagu varjus, on ju, või siis vaatame Euroopas Kairolit, et ta oli nagu algul, ta ei olnud lapsest saati võidumees, on ju, et kas sa tunned, et sellest võib-olla sul kasu ka, et sa pidid nagu tänu Aiksile kogu aeg natuke endast rohkem välja pigistama, et see ei tulnud nii lihtsalt ja hiljem nagu, kui sa selle sammu edasi tegid, et siis see tuli sulle tegelikult lõppkokkuvõttes kasuks? Eks natuke kindlasti, aga noh, ma mõtlengi see, et kus ma ütlen, et algul loeb ka see, kui palju sa tsikliga saad sõita, kes on varem hakanud sõitma, kes hakkab hiljem, Aigar sai natukene see 2-3 kuud varem sõitma tsikliga, et see lõpuks see algul nooruseas see mängib rolli, pisidetailid, et aga lõpuks see vahe ühtlustub ja kindlasti Aigaril ka karmid vigastused on ju, et sealt tuli võib-olla see, sain talle lähedale ja siis muud detailid natukene on ju, et aga tänu temale tänu temale ja mina temale näiteks on ju, et meil kogu aeg oli kodus niisugune andmine, siis sellest ma arvan, kasvas kõva tase välja meil ja samas meil oli Aavo ees, kes omakorda jõudsid sinna 125 klassi, siis kohe see lagi oli seal uuesti, keda uuesti jälle püüda, et see nagu viis kohe jube kiiresti nagu taseme kõrgeks. Ma olen alati mõelnud ka, et Aavo tegelikult on, ma arvan, teil nagu mõlemal Aiksiga oli suur võtmekoht, et kui sa näed nagu oma hoovi peal või oma käega katsutavas kauguses juba maailma tipptasemel sõitjat, on ju, et üks asi on see, et sa vaatadki telekast Kairolit või Evertsit, on ju, aga teine asi on see, et sinu enda hoovi peal sa näed, kuidas see töö käib, kuidas see kogu elu käib ja sa saad sealt nagu snitti võtta, sa tahad sedamoodi ka ise teha ja olla selles elus sees, on ju, ma arvan, et see nagu on selline võib-olla rääkimata õhu ka, et kui palju te tegelikult saitegi sealt nagu sellist treeningi infot ja üldse, et kuidas nagu ette valmistada, et saada tippkrossi sõitjaks? Jah, et omal ajal oli Aavol isegi Trofimets, kes oli tegelikult Mossejevi treener, on ju, et sealt juba tulid mingid infod, asjad, okei, meil isad sõitsid, mul vanasi sõitis, kõik väiksed niisugused sealt nipid-näpet natuke tuli juurde, keegi hakkas sõitma, avastas mingi muu asja natukene, on ju. Kõige suurem asi olid meil olid rajad kohe ümber maja ja mõtlen, Aavo sõitis, on ju, sa nägid seda füüsilist trenni, mis sa tegi, sa nägid seda, käisid väikse poisina, sõitsid jalgrattaga sinna küüni alla, vaatasid, kuidas ta trenni teeb, kõik väike niisugune asi jääb külge ja siis ise unistasid ja tegid neid harjutusi järgi ja vahtisid suu ammuli ja kõik see, samamoodi, kuidas tsikleid juba seadistas või asjad, kõik tegelikult silmaga õpid ja näed seda kõrvalt kõike. Ja info on kättesaadav, eks ju, et ja kui vaadata veel seda 80-st, et siin Eesti motokrossi maailmas räägitakse palju, et te olite mingi hetk ikkagi nagu 80-stega Aiksiga nii head, et ma tahtsingi küsida ära, et kas selline legend vastab tõele, et kunagi, kui see 85-ga hommikul ajatrennis ei olnud kiirem kui 125-ste grupp, et siis sa ei saanud võistlustele minna ja pidid põhimõtteliselt koju jooksma. Et see nagu täitsa niimoodi on, aga see pigem oli see, kui ikkagi kus ma ütlen, ma ikkagi jooksin vahepeal jah, koju enne kodu, aga pigem on ka, et ega kui sa ise mingid lolli või hakkad mingeid asju välja mõtlema aga õnneks ma niimoodi täitsa lolli mänginud, aga nagu ma saan sellest aru, tegelikult ongi vaja niisugust nagu peale tegelikult kõvad pingutust õrn jookse, et see on nagu teistmoodi ülitähtis ja sellest võib-olla kasvaski välja niisugune teistmoodi, olidki juba taastanud paremini järgmiseks päevaks, asjad juba hakkas selle teistmoodi töö pihta ja pigem oli, kuidas ma ütlen, meil Aigari vahel oli nii kõva konkurents, et ma mäletan Viljandi krossi, ma olin ajasõidus teiseks. Ja siis isa tuli autort, mis asja nagu kalendriga saad, värgid, et Eestis oled ka teine, välismaal niimoodi ja täitsa läbi ei löö. Siis ma läksin, vaatasin, kaotasin 0,1 sekundit nagu. Siis, aga eks ikka selles mõttes nagu sugulasele ja kellega koos oled, eks seal see konkurents on veel tihedam, ma näen isegi oma poiste pealt, ma mõtlen ka, et vennad ka omavahel, et aastaste vahe ei ole nii suur või nagu see konkurents on nii suur seal. Vennale nagu armu ei anta, seal on
seal on nagu vennal on palju karmim kaotada kui võib-olla mõnele lätlasele. Sa pead kodus sellega ka elama pärast. Ma räägin kogu ja see on nagu ma näen seda kõrvalt ja eelmine aasta läksin Adakile, esimene stardipuu poistega kukkus 85-ga, teine kuur mõlemad sõidavad üksteist pikali maha, nagu kuidas on see võimalik nagu, et isana päris karm mõttepilt nagu ja teistega on nagu niisugused leebed või julge või kui nad ei tea nende konkurentsi või asjad, siis nad on nagu väga tagasihoidlikud. Omavahel nagu jookseb nagu, et mingil moel mu vend ei tee mulle ära ja siis sõidavad seal kas või 11, nagu mõtlen, pikali maha. Aga kui nüüd tuua see, mis mu jutu point oli seal 80-stega, et oligi, et teil papsidel ja teil endal, et see nagu lõppeesmärk oli nii suur, on ju, et kas te reaalselt tegelikult ju võrdlistegi nii, et okei, me oleme Eestis kõigist 80-stes üle, on ju, aga kuna me tahame maailma tippu jõuda, siis me pidimegi juba 80-ste klass võrdlema aegu niimoodi meeste klassidega, et kas see mastaap oli nii suur ja kas see ongi tegelikult see, mis edasi viib, et sa ei lähe Eesti Krossi, et ma siin võidan ära, kontrollin sõitu, vaid tegelikult sa lähed, paned ja võrdledki juba seal meeste klassiga ja teed selle nimel tööd, et ikkagi maailmasse jõuda. Ei muidugi ja mõtlengi, hea näide oligi see Aavo meil, et läksid raja peale isegi 125, kui andsid, põhimõtteliselt tahtsid olla sama kiire ja lõpuks olidki tegelikult teatud radade peal, kus ei olnud nii liivane või asjad, et ja mõtlesin, see pass samamoodi, 125 sõidab, tahab võita, siis ta peab juba olema minuga sama kiire, kui ta 125 klassi võita või poodiumil olla, et sest vaata, et esimesed 125 mehed praegu Euroopaski on, ma arvan, sama kiired kui mina teatud radade peal. Aga mis ajahetkel sa ise tundsid, ütleme, et isa oli sinuga karm, on ju, trenni tehti kõvasti, aga mis ajal see võidujanu ja selline nagu, et sind iseenda sisemine motivatsioon ajas treenima, et mis ajal sa tajusid, et see sisemine motivatsioon läks nii kõvaks ja võidujanu nagu sundiski sind ise treenima? See oli 11-12. Pigem oligi see, et okei, kunagi oli niisugused, võib-olla need sarjad eksisteerivad siiamaani. Imbasari näiteks. Meil tekkis väike traditsioon, kunagi läksime 93, 94, 95, käisime suvel, kõik emad-isad olid, piirid läksid lahti rohkem, sai käia, käisimegi võistlemas seal ja siis 96 ma ei saanud minna, kuna rahalised seisud ei lubanud. Siis nagu mõtlesingi, et okei, nüüd ma hakkan trenni tegema, et siis veel kõvemini trenni tegema ja siis ma saan need sponsorid asjad, et ma saaks minna välismaale asjad, niisugune oma mingi niisugune kiiksuunistus tuli, et nüüd ma hakkan trenni tegema, et ühesõnaga peas käis klõks ära, et kui ma nüüd ei saavuta ja ei tee, siis võib rahaline takistus jääda selline, et ma võib-olla ei jõuagi. Tegelikult see on päris oluline mõte, ma arvan, et täna meie noored krossisõitjad nii ei mõtle, et minu enda tulemustes, minu enda sõidus on ka see kinni, kuidas ma saan endale toetajaid ja sponsoreid, et kõik noored lapsed mõtlevad, et isa peab otsima ja las isa tegeleb. Seinast tuleb raha, et lähme krossile igal juhul. Et okei, mul lihtsalt see sundis nagu rohkem trenni tegema, et ma ei tea, kas see võib-olla sponsorid ka juurde tõi, aga see tõi nagu järgmise tahtmise või asja, et ma pean pingutama, saama, kui ma võidan, võib-olla ma saan mingi sponsori käest selle, ma ei tea, mingi väikse rahaga summakese, et ma saan sinna välismaale minna, et kui ma olen see nagu pani niisugune, et ma ei saanud minna sinna too aasta sinna välismaale, see pani mind nagu tegutsema. See must situation on see ikka, mis inimesi paneb nagu tegema lõpuks, on ju, isegi noorel poisil käib peas ikkagi aru saama ära, et ma pean tegema, ma tahan teha, on ju. Kuidas teil see treeningprotsess üles oli ehitatud, kui palju te Aigariga koos trenni tegite, kui palju teil isad üksteisele võib-olla nõu andsid või te teadlikult valisite mõlemad natukene erineva teekonna? No tegelikult üks hetk oli see, et okei, Siklitega tegime koos trenni. Mingi hetk muidugi käisime koos jooksmas ja asjad ja üks hetk oli vahepeal see, et Aavo isegi hakkas meid nagu talviti natukene füüsilist näpuga näitama, aga natukene Aigar vahepeal pudenes sealt ära või ei tulnud nii kohusetundlikult võib-olla sinna ja vahepeal, kui jooksmas käisimegi, siis ta nagu teistmoodi ulakas, et viskas siis käbidega või asjadega mingi nagu krutskeid täis ja siis muid asju vahepeal tegema, aga see ei tähenda, et tegelikult ta tegi trenni, aga lihtsalt võib-olla nii tõsiselt, mitte nii tõsiselt nagu mina tegin. See nagu ei vasta ka tõele, et ei teinud mitte midagi, tegelikult ta tegi ka tõsisemalt trenni, aga mitte nii tõsiselt võib-olla nagu mina või kohusetundlikult. Siin ongi võib-olla räägitud sellest teiega erinevustest natukene, et sina oled rohkem töökas, Aigaril võib-olla oli seda talenti natukene rohkem, et tulid asjad natuke lihtsamini. Jah, tal tulid need lihtsamini ja võib-olla sai natuke rohkem sõita, sealt see ka tuleb see andekus, tegelikult see, kui inimesed ütlevad andekas, kuidas see andekus tuleb ka samamoodi, kui sa sõidad. Sõidutunnid, sa saad sõidutunnid, asjad ja mingi hetk, kui sa noorena saadki selle tunde kätte asjad, siis paistabki nagu oledki talent. Nagu sa ei saa võtta täitsa niisugust
eks kindlasti kellelgi tuleb see lihtsamalt ja asjad, potentsiaal on vaja ikkagi välja sõita. Lihtsas keeles on see, et mida rohkem, ütleme, sa tsikli sellest tunde veedad, seda rohkem sa õpid seal nii olema, et tsikkel sind ka ei väsita ja suudad temaga üheks sulada, et see on nagu oluline. Aga siis ütleme, ongi siin lapsepõlve lõpp, siis ütleme 80, eks ju, läksid juba tegelikult MM-ile, tulid Kaildorfis 80-ste maailmameistriks, järgmine aasta kohe tulid 125 CC juunioride maailmameistriks ja tegelikult olid nagu Euroopas ikkagi selline superstar, kellel olid uksed lahti ja mis sealt edasi siis, kuidas sealt läks see profikarjääri algus? Profikarjääri algus oli täi karm natukene. Ma üksinda 16-aastaselt elasin Belgias tiimi juures juba. Autojuhi lube ei ole, keel, asjad, samas olid need, et sa, siis oli veel ei olnud, Eesti ei olnud siis, ma ei tea, Schengenis või kuidas seda öelda nüüd, sul oli vaja, kui ma selle tiimi juures olin, sul oli vaja saada, sa ei tohinud olla teatud aja üle, siis läksidki Šveitsis, said selle templi, Šveitsis tulid välja, ei pidanud seda, niimoodi tulid välja, et ei saanud seda templit, et sa said olla selle terve aasta seal tiimi juures, siis oli nagu, tegelikult oli võitlus ühtemoodi, sa tuled, sa teed teistele seal konkurente. Okei, me saime küll hästi läbi, mul oli Tyler Rattray ja Ben Downey olid tiimikaaslased, nagu äge noorte tiim oli, kõik oli äge. Õnneks selles mõttes Rattrayl oli ikka ema seal, on ju, kasuisa. Sina olid täitsa üksi? Ma olen täitsa üksi. Benil oli Uus-Meremaalt oma mehaanik või kes vaatas tema järgi, oli kaasas. Ma olin üksi ja siis ongi see, kui sa oled seal, tuled trennist, pead süüa tegema endale, nõusi pesema, siis pead pesu pesema, asjad, siis pead füüsilist trenni tegema, kõik niisugused asjad, et lõpuks ongi see, et pesumasin käib alla, keldris, lähed sinna, tahad oma pesu sinna sisse lükata, käib, vaat kurat, jälle keegi jõudis ette, siis lähed sinna kell 11 õhtul paned oma pesu sinna, kui sa peaksid juba magama võib-olla, et niisugune teistmoodi võitlus oli ja ega teine lapsevanem seal mõnikord tegi kõigile süüa, aga väga palju ei olnud, sa ärkasid üles, siis oligi söögipool oli nii ligadi, logadi, siis aga õnneks sealt tulid ka positiivsed asjad, et õppisidki elama ja käisid jalgrattaga toidupoes tagasi, siis aga tiimil oli füüsilise treener, see oli väga suur edu mulle ja siis viidi spordiarsti juurde juba 16-aastaselt, et tiimil see asi oli nagu korras, et see mulle andis ka teistmoodi selle nägemuse ja asjad, et see võib-olla 16-aastaselt, kui võib-olla mu isa oleks seal olnud või keegi, kes oleks niimoodi abis olnud, see avanemine oleks võib-olla või nagu kohe seal MM-sarjas oleks paremini läbi ka löönud, et see 2002 muidugi tuli põlvevigastus ka, et jäi väheke poolikuks, et aga samas ma suutsin ühel etapil ikkagi MM-il 6 olla 16-aastaselt, see oli ikkagi päris okei saavutus. Ma mäletan seda kohta, kas see oli vist Paalenis, kus te elasite, ma kunagi väiksena käisin teid vaatamas ka, teil oli nii-öelda jube äge nagu seltskond, tegelikult see selline nagu Dream Team tegelikult Euroopas too hetk, et minu arust, kas Tiinus Nell tegi seda tiimi, see oli Vangani Racing, ja sina, Ben Downey ja Tyler Rattray, te olite ikkagi nagu kõige suuremad superstarid noortest Euroopas, et ja siis ütleme, kui teie seda koos treenimist ja seda asja vaata, kui palju siis tiimis nagu tehti nii, et reaalselt tegite kas spordiarsti juures füüsilises trennis või tsiklitrennis, et tehti seda kõike koos ja kuidas süsteem üles ehitatud oli? Seda tehti kõik koos ja meil oligi hea treener, ma ütlengi, treener, kes oli Joel Smetsil, Kopins oli seal treener, Ramon oli selles mõttes, see treener oli, Ramonil oli veel, Pisonil oli mingi, et kui ta Suzuki tehasesse läks, siis oli treener oli palju kogemusi, füüsiline trenn, kõik need sõidutrennid, see koosviibimine selles mõttes oli hea, et me kõik elasime ühes majas ja suures majas seal ikka tegime nagu teistmoodi krutskeid, et võtsime ükskord pesumasina ja maatsime liiva alla, tegime jalgrattahüpet seal, pärast saime see tiimse, kes mööda pikipäid jalga. Aga viitsinud ju kühveldada nii palju liiva ja parem oli panna midagi liiva alla ja siis ehitada see jalgrattahüpe seal. Aga üksi raske Euroopas olla, juba see kamba vaim hoidis nagu mingil määral elu sees ka. Kamba vaim ja nad olid ka, selles mõttes oli hea, et nad olid ka ise kaugemalt nagu Lõuna-Afrikast ja Uus-Meremaalt. Neil ei olnud ka seal sõpru või asjad, et siis nagu sulandusime juba hästi nagu kõik. Euroopas isegi, kui ma olen olnudki, ongi kuidagi Austraaliast, Uus-Meremaalt, Lõuna-Afrikast sulanduvad paremini sinna sisse, kui Belgia on ise, tal on omas kodus, tal on kõik omad sõbrad koolist, käib, eladki omas kodus, et niisugust kaugema otsa inimestega või sõitjatega seal saiki paremini läbi aga selles mõttes see oli kindlasti äge, lihtsalt ise näen niimoodi tagantjärgi tarkusena, et keegi oleks võinud abis olla, et minu eesmärk oleks, või minu töö olekski olnud see, et keskendudki ainult trennile, teed trenni, kõik asjad muud oleks nagu tehtud, et oledki see ainult, sinu töö olekski ainult treenimine. Nii-öelda olmeprobleemid kõik on lahendatud, et sina saad ainult spordile keskenduda. Tegelikult on päris raske, ma ütlen ka, et sa tuled, teed süüa, siis on järjekord asjad, nagu meid on liiga palju seal ühes majas koos elamas, kõik teevad
üritavad teha seal, et see oli nagu karm. Kui palju sul üldse valikuid oli või kus sa mäletad, kus see esimene välisleping sulle Tiinuse poolt tuli, kas ta jälgis sind juba varem, need jutuajamised käisid või oli sul valida peale seda juunioride MM-tiitlit, et kuhu sa tahad minna? Tegelikult oli valida, et aga siis oli kuidagi Aavo ja asjad, Aavo käis seal Tiinuse juures ja ta juba varem seal nägi mind Adakil 85-ga sõitmas varem ja siis jutud käisid juba natukene pikemalt, aga valikut oli päris palju, et mitte väga palju nüüd, aga ma ei saa ütelda päris palju, aga valikut oli. Aga kuidagi just see saigi määravaks, et see noored olid seal koos ja selles mõttes sa ei mõtle, et sa oleks võinud midagi muud valida, et midagi ei kahetse, et see oli ikkagi õige keskkond su jaoks? Ta oli õige keskkond, aga no kunagi ei tea. Võib-olla see teine tiim oleks saanud rohkem tähelepanu, rohkem asju oleks võib-olla oleks seda meid ei oleks, aga samas jällegi nagu kehv otsust ka täitsa ei olnud. Kas see otsus, et isa kaasa ei tulnud, kas see oli puhtalt sellest, ta pidi koju tööle jääma või olid tiimil mingid nõuded ka, et sa tuled üksi, teed üksi asja, meie ütleme, kuidas on, või oli seal see variant kordagi õhus ka, et sul tuleb ikkagi isa kaasa ja aitab sul neid kõiki asju seal teha, millest sa tagantjärgi saad aru, et oleks vaja olnud? No tegelikult ma arvan, kui ma oleks piisavalt surnud, ma oleks saanud isa selle kaasa võtta aga isa oli ka ikkagi, firma oli ajada ja asjad ja ega nagu teised pereliikmed kodus vaja, Taavi oli siis, mul vend oli päris noor ja siuksed nüansid tulid ikkagi ka mängu, et ma kõik natukene kogu kompott kokku natukene, et ma arvan, kui oleks piisavalt surunud, oleks saanud selle isa kindlasti kaasa, et see tegelikult ühtepidi nagu vahepeal on nagu isad on nagu plokiks sees, aga nagu ma ei oska öelda, kas isa oleks võib-olla nagu teistmoodi on, ma ei teagi, kas mu isa oleks nagu just selles mõttes nagu toidu tegemisel ja selles mõttes nagu abiks olnud. Aga nõuanded ja selline, et keegi on suga täitsa aus ja ütleb, kus nõuanded täitsa aus ja selles mõttes võib-olla ta käis seal külas ja oli vahepeal niimoodi episoodiliselt ikka. Jah, aga kas ta oleks nagu teistmoodi nagu selles mõttes abiks olnud, et nagu süüa teinud või nagu pesu pesnud asjad, et see oleks nagu, seda ma ei tea, kas ta oleks seda teinud, et see võib-olla oleks nagu sa oleks 2 eest veel teinud. Jah, võib-olla 2 eest teinud. Aga teistpidi oleks kasuks olnud, et ma nagu seda piisav, kindlasti võib-olla oleks nagu trenni mõistes seal olnud ja sikli seadistamise üle, nagu kui ise veel toores on 16-aastaselt, sa ei tea täpselt, kuidas see võiks olla. Seal oleks nagu kindlasti rohkem kasulikuks saanud olla, kasuks olnud ja siis oleks võib-olla niisugune inimene, kes on teistmoodi sul kasulik seal. Edasi läkski sul tegelikult karjäär päris suure hooga käima. Me ei jõua kõiki su hooaegasid siin üksipulgi läbi käia, sellel ei olegi mõtet võib-olla, aga räägiks natuke nendest tiimidest veel. Sa oled karjääri jooksul sõitnud ikkagi väga paljudes erinevates tiimides. Milline neist sulle endale võib-olla kõige paremad emotsioonid on jätnud, kus sa tundsid ennast kõige mugavamalt, kus oli kõik olemas ja... Ma tundsin tegelikult kõige mugavamalt, et Karli Yamahas toda aega. Mulle meeldis see, kuidas oli nende, sobis nagu minu sükse stiiliga. Neil oli Roomas, Itaalias oli töökoda, neil oli Belgias töökoda, sa said lennata siia-sinna, samal mulle samas oli neile nagu käsk antud ka, et kui ikkagi näiteks mingi kombel on see nädalavahetusel võistlusel läks ikkagi kehvasti või saan sõita tehnika probleemid või saan seda nagu sikli koormus kätte, kui ma tahtsin esmaspäeval sõitma minna, siis oli nagu mehaanikutele antud käsk ikkagi, et esmaspäeval peab sikkel juba valmis olema, kui sõitja tahab minna või treeningsiklid, asjad olid valmis või ei olnud niisugused nagu isegi osades profitiimides nagu Suzuki tehadeski, et mul ei olnud selle teistmoodi see üles ehitatud, see peab olema treeningmehaanika, asjad ise palkamisel treeningmehaaniku, mehaanikutel kuidagi liiga ametlikult oli neil see tehtud, et need tunde ei tohtinud liiga palju tulla, muidu see ametlik palk peab Belgias liiga palju maksma, siis on see, et kell kukkus, ma ei jõua täna treenida. Tegid täpselt nii palju kui vaja, aga mitte rohkem. Ja Karli Racingus sa tundsid esimest korda põhimõtteliselt, et kõik tehti sportlase edu nimel, et see on ülioluline, et kui me vaatame, võib-olla seal Kairooli on terve elu de Karlis olnud, see üks on temal nii-öelda nagu isa eest, eks ju, see tiimipealik ja terve elu sõita nii, et sul ongi kõik võimalused tehtud, et sa edu saavutaksid, et see on päris oluline osa. Kuigi ma tooks välja 2004 ka Motovisioni, et kuigi ma pärast olen ka seal sõitnud, siis enam ei olnud see sama, ma saan aru neil rahalised situatsioonid ja asjad, aga siis 2004, kui nad olid ka noor tiim, asjad,
ma ütlen ka, et meil ei olnud niisuguseid sponsorlepinguid seal tiimis, me võisime panna külge sinna jupid, mis vahet ei ole, et kui see sumbutaja oli parem, siis paneme selle sumbutaja ja värgid-särgid, et selles mõttes oli ka päris nagu lahe ja samas oli kõik see tiimimanager või tiimipealik siis oli samal ajal ka veel päris noor ja kõik niisugune, see oli ka nagu teistmoodi, see tuligi, tegelikult too aasta oligi kõige nagu samamoodi läbimurde aasta, et ja ikka Kawasaki oli tegelikult päris hea ennem kui Decroat suri asjad nagu natukene niisugused teistmoodi ebaõnne oli ka tiimides, aga lihtsalt midagi teha. Aga nüüd me oleme jõudnud nii-öelda sinu nagu profikarjääri täielikult sisse ja ma tahaks alustada sellise küsimusega, et kui sa pead ütlema ühe aasta kõige parem tiim ja tsikkel, millega elus sõitnud oled, siis mis sulle esimesena pähe lööb? Ma mõtlen 2006 Kawasaki, et see oli päris hea, aga ja meil läks 2006, aga siis oli 2007 enam ei olnud seesama Sikkel asjad muutusid. 2007 surigi tegelikult Decroat ära. Tema oli tegelikult tal oli lubatud teha see Siklit üle tuunida. Tema oleks olnud just kui sinu Degarli, eks ju, nagu nii-öelda selles Kawasaki programmis. Et tema tavaliselt näiteks Suzukis tuli tehasest tuli mootorid asjad, aga keegi tohtinud seda üle tuunida. Kawasakil tuli, Decroatil oli nii suur usaldus, ta tuunis, aga ta võttis kogu info endaga kaasa, kõik need, kes need seal olid, jube nagu segaseks läks see kõik see asi, siis samamoodi mehaanikud hakkasid varastama töökojas mingeid asju müüma, see nagu kõik asi natukene lagunes ära, siis muutuski see, aga kõigil olid nagu lepingud all ja peal ja see kohustus täiti ära. Degarli või see Decroati naine ei tahtnud sellega tegeleda, aga tal leping kohustus tegema kuni 2008 lõpuni. Seal läkski kõik asi, läks natukene allamäge ja ise olid selle keskmise sees, siis nagu tundsid kõik nagu ei olnud see õige. Eks see on iga organisatsiooni puhul, et kui juht või pealik ära kaob, kes seda kogu laeva tüürib, siis tegelikult jupid lagunevad laiali ja sportlasel enam seda komplekti koos ei ole, et tulemus tegelikult teha. Aga ta oli nagu selles mõttes aju, ta leiutaski sellise ma ei tea, Kawasaki ostis selle patendi vist lõpuks ära talt või kui ta ära suri naiselt talt, aga ta leiutaski nagu sinna täitsa raami alla amordi asjad, ta oli omamoodi asjad, aga ta oligi nagu leiutaja, ta oli ikkagi geenius selles mõttes, ta ikkagi tegi uusi asju, läksid sinna, siis ta oli, kus võib-olla täna tehakse kõik iPadis või kuskil mujal, siis temal oli niisugune tehtud kõik, ma ei tea, kolvid või asjad olid tehtud papist, siis ta liigutas seda seal ja siis mõõtis seal ja mõõtis siis kõik amordid seal, kõik oli papist tehtud, kui see amorti liigutas, see kuidagi kõik oli nagu papist tehtud, kuidagi seina peale joonistatud asjad, nagu sa nägid, kuidas see käitus seal. Ja seal sa tundsidki, et tema eesmärk oli disainida põhimõtteliselt sinu järgi Sikkel, et sina saaksid oma tipptulemust sellega teha, et see sobiks sulle ideaalselt. Sikkele asjad, aga siis ma olin veel natukene selles mõttes 2005 oligi tehase tiimis, et sa ei teadnud, kuidas asi käib, 2006 oli rohkem ülevaadet selles, aga ei olnud ka veel täitsa sina peal, aga tegelikult oli nii palju võimalusi, mida ma ära ei kasutanud, et ei osanudki, ma sain teha see Sikli, mõtlesin, et see peabki nii olema, sa olid noor, ei teadnud, tegelikult oli see võimalusi seadistada iseenda järgi neid Sikleid nii palju paremini ja see oleks võib-olla ka toonud parema edu. Kas see jäi kuidagi sinu enda võib-olla iseloomu taha, on teised sõitjad võib-olla selles osas olnud teatud mõttes otsekohesemad, et öelnudki rohkem, mida on vaja teha, jäi sul seal midagi nagu vajaka su kuidagi tagasihoidlikkuse taha? Kindlasti natukene ja võib-olla sa ei teadnudki kõik selliseid asju, ja võib-olla surung ka, seal on ka nagu balansis peab olema, sa ei saa ka liiga jõuliselt suruda, et sa sind vingud mingi asja üle, aga samas sul on võimalused ja kui oled konkreetne ja põhjendadki asjad ära paremini ja see võimalusi on palju. Aga järgmisena võib-olla siis küsikski, et sinu parim aasta, et ütleme tulemuste, Sikkel, kõik see kokku ja ma tahaks küsida, et sinu parim aasta ja mis oli teistmoodi mentaalselt ja füüsiliselt, sa tundsid, et miks need tulemused tulid ja mis siis hooaja kokkuvõttes sa endale järeldused tegid, et miks see hooaeg nii hästi läks? Ma tundsin, et ma olen üks kiiremaid sõitjaid ikkagi. See oli aasta? 2006 ikkagi. Ainuke asi oligi see, et täpselt nädal enne esimest MM-i Solderis ma võin päris nagu suure kukkumise, see oli Erseli raja peal, kusjuures Kepa oli ka veel 125-ga seal trennis, aga keegi kukkus seal hüppe taga ja ma tulin, lennutasin täpselt sinna nagu Siklisse sisse ja panin nagu pikali ja mul õlaga oli mingi jama, aga samas nagu sai sõita ja siis ma käisin arsti juures, sain valuvaigsid asjad, sõitsid, aga ja kohe alustasin hooaega nagu poodiumiga ka, kui põhi oli nii heal.
noh, okei, teibiti kinni need õlad, asjad, järgmine etapp jälle poodium, siis hakkasid sõitma, aga kuidagi õlg ikka piinas asjad, siis läksid uuringutele, et näevad, et õlakapsel on, et värgid-särgid, natukene, noh, siin midagi oli jamasti. Sain mingid süstid õlga, aitas uuesti nagu, aga nädala sees enam trenni saanud teha, aga see, nagu see aasta või see kiirus oli nii nagu palju, et selle kiirusega sellega nagu päriski. No. Kui me läheme tagasi nüüd off-seasoni ajal, eks ju, see looaeg, et kas sa tegid midagi siis füüsiliselt ja sõidu poolest teistmoodi ka, et kas sa treenisid teistmoodi, siis tegid rohkem trenni, vähem trenni, et mis see nagu selle klõksu tegi, et sa läksid hooajale nii peale, siis tundsid, et okei, see aasta ma põhimõtteliselt võin maailmameistriks tulla, kui kõik õnnestub? Mul oli see, et ma võtsingi siis oma hea sõbra Martin Arumäe näiteks appi endale natukene, isaga olime Hispaanias laagris koos, ettevalmistused said väga hästi minna, ma tegin 2,5-4 taktisega nagu päris palju talvel trenni just niisugust nagu hoo hoidmiseks, siis mingi hetk kus 2005 näiteks ma ei läinud Hispaaniasse, ma olin nagu treenisin Belgias rohkem, aga siis ma nagu läksin Hispaaniasse, kõik niisugune nagu ettevalmistus läks ilusti, võib-olla niisugune ise sai küpsemaks, jõulisemaks läksid, kõik see füüsilise koormusega, kõik see lõpuks hakkasid taluma seda füüsilist koormust, et ega see ei ole niimoodi, et ma 2 kuud teen nüüd trenni, siis ma olen valmis, et see pigem sa 3 aastat ja sa ehitad aastatega seda asja, et see kõik see hakkasin mehisemaks saama, olin juba 19, 20 ainult, power tuligi taha, et taltsutada 4 poolt üldse. Kui palju sa sel aastal tunde sõitsid tsikliga, konkreetselt tsiklitrenni? No talvel sõitsin palju, aga suve ei vajaka. No. Aga ütleme, kui sa oleks saanud terve aasta nüüd nii teha, nagu sa talvel tegid, et mis see nagu lõppeesmärk tsiklitundides oleks olnud, et palju see oleks tulnud, et kui sa tahad maailmameistriks tulla, siis ma sõidan nii palju, mis see plaani järgi nagu nägi? Plaani järgi, noh, see tunnid nagu mul selles mõttes nagu plaani järgi nagu paika ei ole pannud, aga nagu ma oleks tahtnud kindlasti sõita kusagil peaaegu 300 tundi, Ulme number. et see võimalus on selle olemas ja samas niisugune noor oled, siis peab sõitma, siis oligi see, kuna virelesid natukene vigastusega, sõidutunde nii palju ei tule, aga tegelikult kui sa oled isegi veel 19, kui ma oma nägemuse järgi ma näen, et 23, 24 on see, kus on tegelikult võimalik areneda, et sa õpid midagi. Pärast seda, kui enam nii palju ei õpi, siis võib-olla ei ole sul neid sõidutunde nii palju vaja, et sa võid minna, sõidad ennast lahti, sul on füüsiline vorm, asjad, aga kui ma olen 19 ja ma saan nagu teha tsiklitega, sa õpid seda tsiklit tunnetama asjad, siis see sõidutund tegelikult on natukene vajalik, et sa õpidki sõitma, sa tuled ja siis mingi maa on okei, siis muidugi sa enam ei õpi, see jääb vanemaks, aga ja siis oligi see vigastusega, lõppu läksin operatsioonile, teed siis operatsioone, asjad, aga lihtsalt kuna koht oli nii hea, siis ma ei tahtnud varem operatsioonile minna, kuidagi sai ikkagi sõidetud. Joo, kokkuvõttes sa jäid lõpuks? Viiendaks. Räägi võib-olla sellest sõidutrennide ülesehitusest natukene, et nagu sa enne ütlesid, sa täpselt enne hooaja esimest etappi kukkusid. Kui palju üldse sa võib-olla sõitjatena või MM-sõitjad mõtlevad sellele, et kui see hooaja esimene etapp hakkab lähenema, võtavad ka trennis natukene hoogu maha või käib ikkagi viimase päevani veel täiega andmine, et seda ei mõelda enam selle peale, et hoida keha võib-olla? Eks see nagu, sa pead trenni ikka tegema, see oli lihtsalt niisugune freak accident, mis ei sõltugi sinust, aga toda aegu siis ei olnud see nii popp, tänapäeval on läinud see teistmoodi. Hoitaksegi sõitjaid rohkem, ei lasta nii lihtsalt võistlema, kui siis lasti võistlema. Tehakse trenni võib-olla üksinda rohkem? Renditakse rajad välja väga tihti. Näiteks Velthoovenis Herlings tuleb hommikul, rada välja rennitud või asjad KTM-il. Ta elimineeribki põhimõtteliselt selle ära, mis sul ERC-l juhuslikud ohud seal, keegi kukub üppele. Sinna siis ongi KTM rendis välja, kui ma testi sõitesin vahepeal, siis oligi, ma sain ka kasutada seda rada, aga sul ongi seal põhimõtteliselt profid, KTM-i MX2 tiim või siis vahepeal ka, kuna KTM ja Husqvarna kõik on suht üks, siis nad kas maksid siis pooleks selle rendiraha või asjad, et limiteerib selle ohu ära, et sul on nagu nüüd natukene on paremaks läinud, kuna nagu Itaaliaski tekid niisugused, kus ma ütlen, aparaadid, et näitavad, kas keegi on, aga nad ei ole veel nii pädevad, et samal ajal keegi ikkagi ette kukub või isegi sirge peal keegi teeb sulle
sõidab ette kogemata, et sa oled ikkagi niisuguse lauluga seal tagant või Herliks nagu see lendab see liivaräha peal, see kiiruse vahe on nii julme ja kui seal keegi korraks selle eksib, sulle ta on sul nagu selles mõttes, et kui palju sa tegid eraldi võib-olla kiiruse trenni ja kui palju sellist võhmatrenni, et kas sa teadlikult läksid ka, et täna ma lihvin kiirust, tehnikat ja täna ma teen võhma, sõidan pikemad sõidud? Tehnikat väga palju enam nii palju ei teinud, aga ma hakkasin nagu kasutama erinevaid sõidutakti või treenimist küll, et kui võib-olla nooremana isaga ikka tegid natuke tehnikat talvel ja asjad ja siis tegid, kuidas ma ütlen, sõitsidki lihtsalt, siis väga mingit niisugust väga erilist ei teinud, aga kui ma hakkasin oma füüsilise treeneriga nagu trenni tegema 16 aastast, siis oligi nagu kutsun püramiidiks seda, et on ju 1 kiirring, 1 aeglane, 2 kiiret, 1 aeglane, 3 kuni 4 uuesti tagasi, aga samas see sõidutund nagu tuleb päris palju. Siis tegid kiirringe, pärast tegid motosi ja asjad, et võib-olla noor poiss seda nii palju vajagi, täpselt see 16, kui hakkaks suure tsikliga sõitma juba, siis on vaja seda rohkem, aga enam sul kuidas ma ütlen, kindlasti oleks hea, kui oleks isa võib-olla seal olnud, et teab, ütleb ausamalt või siis mingi hetk ma avastasingi selle, siis ma hakkasingi katsetama, võtsin endale nagu, kuidas ma ütlen, vanad sõitjad, siis palkasin näpunäiteid natukene. Näiteks, kes? Võtsin nagu Kawasaki viimane aasta võtsin Gert-Jan Van Doorni näiteks, siis Decarlis oli Decarli natukene ise, siis ma võtsin 2010 võtsin nagu Marnik, ta oligi seal tiimis Marnik Pervuts, et temaga mul oli väga hea klapp kuidagi, kus Van Doorniga nagu ei olnud niisugust klappi. Pervutsiga mul oli selles mõttes väga hea klapp, võib-olla kõigile inimesele ongi vaja, kõik ei sobi, Vaja leida see õige. Vaja leida see õige, aga Pervutsiga mul oli niisugune õige klapp, asjad, ta rääkis mulle asjadest, aga ma lihtsalt tundsingi mugavalt, Ega ta midagi võib-olla nii palju juurde ei andnudki, aga ma tundsin mugavalt, ma läksin juba enesekindlamalt starti asjad, ta rääkis mulle, kõik sobis mulle nagu jube hästi, Aga läheks korra selle treening ja siis sellise, milline su päev ja nädal välja nägi, läheks nagu veel rohkem süvitsi, et meil on hästi palju, ütleme, sellist infot, et hästi teaduslikult, kuidas trenni teha, aga ma just nagu ise enne seda podcasti mõtlesin ka, et kunagi see 2006, kui sa nagu maailmas superstar olid, siis seda infot liikus nii vähe, aga ma oleks võib-olla tahtnud sel ajal teada, kui palju sa hommikul putru ka sõidad, sama palju järgi süüa, et äkki see on sama kiireks, Et räägiks nagu noortele ka, et nad võib-olla teaksidki, kui palju see palju on, et räägi näiteks nädala lõikes seesama 2006 aasta, et milline su päev välja nägi, kui palju sa reaalselt igapäeva rutiin siuke. Ja siis lõpetuseks võiks veel hästi lihtsalt läbi käia, et milline su aasta oli, et mis sa tegid sügisel, mis sa tegid talvel ja kevadel, et mul oli nagu seesama treener oli 2002 kuni 2014 oli mul üks sama füüsilise treener. Temaga mul oli iga hommikuti kell 10 sain jõusaalis kokku. Enne hommikut mul pidi olema hommikuseks muidugi söödud. Kell 10 oli iga kord hommikul kell 10. Muidugi oleneb, kui ma pidin ikkagi kaugemale sõitma minema, aga mul oli see, et mul oli treeneriga, olin koos füüsilise treeneriga. Kell 10 olin jõusaalis, see tähendab, ma tegin jõudu seal, tegin igast erinevaid harjutusi, tasakaaluharjutusi, sitkust, talvel tegid jõutreeninguid, asju, mis programmi ette nägi. Tema jälgiski seda asja, ma isegi oma pead väga ei vaevanud kogu aeg, tegin niimoodi, nagu tema seda nägi, tegi mõõtmisi, peale, tavaliselt isegi niisugune päev oli niimoodi, kell 10 jõusaalis, see oli kusagil 2 tundi olime kusagil jõusaalis, lõpetasime ära, tuli lõunasöök, kui oli jooksupäev, siis oli enne jooksu oli ujumine, ujumisest trennist läksid, siis läksime jooksutrenni, kui jalgrattasõit, siis ujumist ei olnud, kuna jalgrattasõit oli nii palju pikem. Siis oli lõunasöök ja siis peale seda läksime jalgrattastega sõitma, kas oli maanteeratas või hästi palju tegime maastikurattaga trenni. Maastikuratatrenn oli ka selline, et okei, see on mingi, et teed seda põhja küll, aga maastikutrenn hakkas selline välja nägema, et ütlemegi, 1,5 tundi või 2 tundi oli maastikutrenn, siis sinna vahele panime lõigud, kus 6 minutit panid suht nagu täiega. Sõitsid soojaks ära, panid täiega, rahulikult sõitsid, nagu meil oli tehtud metsa, seal olid Paalenis olid head metsarajad, kohe märgitud, oli teatud ringid, see ring oli kuskil minut aega, paik 6 ringid, treener samal ajal vaatas siin, jälgis sind kogu aeg, ta sai ära, et okei, nüüd on võib-olla mingi teada ette mingi väsimuse piir, asjad, ütles ta, nüüd on vaja vereproovi minna, lähed sinna. Treener kogu aeg jälgis, ütles, okei, palju su pulss läks, mis see on. Ikka ta tegi nagu kõik kaalusid, ta ütles isegi võib-olla mida süüa, kui palju süüa, kas see oli ikkagi nagu täiskomplekt, et sul öeldi kõik ette taha, et sa saaksid
nii kiires kui võimalik. Treener okei, ta nägi ära, et okei, nüüd on vereproovi minna, vereproovi arst, see spordiarst, siis tema ütles ka, et okei, nüüd on seda vaja süüa asjad, tema jälgis seda sükest asja. Iga 6 nädala tagant oligi see tegelikult see vereproov mul, kui nägid ära, et sa ikkagi avastad, et või siis, kui hakkas juba haigeks jääma, siis saadeti kohe uuesti jälle vereproovi, et kui midagi on ikkagi, raud on madal või asjad, et sellele ikka kiiresti jälile saada, ega muidu see aasta läheb niimoodi, et jäädki virelema, sellest tagasi tuled, ega kui sul on iga nädalavahetus võistlus, et sa pead olema ikkagi kogu aeg vormis, et lõpuks on see aasta lõpus loetakse seda neid punkte ja tulemusi. Aga tsiklisõidupäev, mis sa sinna juurde veel tegid, kui sul oligi reaalselt korralik tsiklisõidutrenn, mis sa tsiklitrennis tegid ja mis sa veel sinna juurde tegid? Oligi hommikul oli jooksmine, rattasõit. Kui pikalt umbes? No ikkagi korralik jooksutrenn ikkagi oli vahepeal ja vahepeal oli ka niimoodi, et saime jõusaalis kokku treeneriga ja siis jõudsime veel minna nagu tsikliga sõitma, et tegelikult oli 2 trenni päevas, kui tsikliga sõitsime. Tsikliga vaata seal välismaal on see teema, et natukene sa pead ikkagi aega leidma, radade peale sõitma, tuleb kõvem rada, sa pead ikka minna kuhugi Prantsusmaale, Belgias niisama seal kõvat radadele ei leia. Nüüd on veel keerulisemaks läinud, kui mina elasin, seal oli radu rohkem lahti, nüüd on nagu keerulisemaks läinud. No, hommikul tegid trenni ära, jooksid seal 40 minutit juba ratas, sõitsid tund aega läksid raja äärde. Palju seal sõitsid, kas tegid 3 korda 30+2 või kui palju seda ühel päeval sõidutundi tuli? Kuskil oligi niimoodi, et väga nagu ulmelist niisugust ei olnudki, aga lihtsalt läksidki, tegid soojenduse, kas tegid motosi siis või alustasid mõnikord kohe, panid 30 minutit, 40 minutit motosi, siis oligi sinna pandud üles ehitatud mingid püramiidid asjadega. Ma oleks võinud selle nagu paberi kaasa võtta, kus mul oli nagu näidatud tabel, mis treener oli välja toonud. Kes selle püramiidi skeemi sulle sisse tõi sinna treeningplaani? See treener mulle algul õpetajaski ja nüüd tänapäeval kasutab seda päris paljud eessõitjad ka samamoodi, et näevad ikka, sa õpid ju selle silmaga, mis kõrvalt teeb. Võib-olla varem oligi see, et võib-olla kui mina mõtlen, kui ma ise väike olin, siis võib-olla oligi arusaam sellest näiteks mulle, et ma käin jooksma, jooksen 30-40 minutit mingi ülirahuliku pulsiga, aga tegelikult see ei ole see, mida sa rajal tegema pead. Rajal on see, et sul on rull põhjas ja pulss on täiesti piires, et sellepärast see lõikude treening ja see, et kui ma ise rääkisin mingi aeg Pekka Vehkose, kuidas nemad omal ajal treenis, ta rääkis ka samamoodi, et ikkagi lõigud on nagu see põhiline, et sa pead viima enda pulsi sinna. Või näiteks, kui ma lugesin Peeter Nordhugi Suusamehe raamatut, ütles ka, et sa pead ikkagi trennis samasugust valu kannatama nagu sa rajal, et kui sa seda, ütleme, tavatrennis käid ja lihtsalt 130 pulsiga kruisid seal, siis sa ei saa oodata, et siis sa rajal selle laktaadi laksu ära talud, et tegelikult... Et seda nagu teedki võib-olla nagu talvise perioodil, teed selle põhja natukene alla seal ja teistmoodi vähekene ja nagu ringtreeningud isegi olid ka päris populaarsed, just kui ma hakkasin üles ehitama. Et ringtreening siis selles, et 40 minutit kusagil on 20 või 30 sekundit on üks harjutus, 30 sekundit teine harjutus, siis on paus 20 sekundit, aga sa taastud natukene ja siis paned jälle pauha, aga see on nagu kiiruse peale, see ei ole isegi raskuse peale, aga paned intensiivne hästi. Intensiivne. Ühesõnaga siis põhimõtteliselt, kui sa ettevalmistust alustid sügisel, siis kõigepealt hakkasid Põhjala tooma jõudu tegema sügisel. Millal MM-i sõita on, nagu mis kuus oli sul mingi kuupäev ka paika pandud, et nüüd 1. november ma hakkan pihta, nii kaua ma laan Põhja näiteks, et mäletad sa niimoodi rääkida? No kusagil oligi, kui jaanuaris läksid laagrisse, siis see muutus kõik. Et okei, mingi hetk 3 nädalat ei teinud ka mitte midagi. Et selles mõttes ikka õrnad käisid jooksmas, aga selles mõttes ma sõin sõin šokolaadi ikkagi, sain puhata asjadega, see nagu puhkus on ka ikkagi väga tähtis osa. Et see keha kõik ära taastuks, aga see ei tähenda seda, et nagu käidki siis vahepeal sõpradega, ma ei tea, skvassi mängimas või korvpalli või käigi, õrnalt mingi jooksu ikka vahepeal tegid, ega see ei olnud täitsa niimoodi, niisama vahtisin, et aga mingi nädal oli ikka kindlasti niisama vahtimist ka. Ja ütleme, kui sügisene ettevalmistus ära lõppes ja sõit nagu rohkem peale tulid, siis muutunid ilmselt läksid nagu mahu poolest väiksemaks, aga ütleme, millal see siis hooaja jooksul hakkasid tsikliga sõitma, ütleme jaanuarist tavaliselt. Jaanuarist, jah. Et siis algul tegid ka, sa tegid kõigepealt pikemaid sõite või läksid sa kohe plahvatuse peale, et mismoodi see ülesehitus tehtud oli? See oli lihtsalt, algul isegi esimene nädal oli lihtsalt nagu sõitmine, ütleme nii. Et ikkagi algul oled, jõuad siin Hispaanias, soe ilm kuidagi, kõik on nagu mõnus, lähed tahes-tahtmata, sul esimese päeva, 2 päevaga sõidad käed vilja, siis tuleb juba 2-päevane pausida. Sujuv sisse mineks. Sa pead seda tegema nagunii, see ei ole nagu, kui sa seda isegi ei tee, sul on vaja rakut kõvaks saada, see ei olegi lihtne ja sellepärast tulebki olla võib-olla isegi 3 nädalat kohe algul ja siis eks ma olin rohkem ka seal, aga tagantjärgi teeks natukene mingeid asju natuke teistmoodi,
aga see jõutrenn jäi sisse, ütleme, kui sikliga sõitma hakkas, kas te jõusaalis ikka laagris käisite? Jõusaalis käinud, tuligi see, kuidas ma ütlen, ringtrein sisse. Et hommikuti enne sõidutrenni oli ringtreening, peale trenni jooks rahulik sikli ja siis oligi niisugune plahvatuslik või niisugune ringtreeni sõidutrenn. Siis nagu oli 2 sõidutrenni, üks päev siis oli niisugune pikk jalgrattasõit, 2 sõidutrenni ja siis oli tegelikult üks jalgratta pikk sõit ja siis oli üks täitsa puhkepäev. Ja siis kogu aeg niimoodi tegidki seda, aga noh, ikkagi tundsid ikkagi enesetunde pärast ka, et võib-olla mõni päev ikkagi või mõni nädal tahtsid ikka 5 korda sikliga sõita, siis võtsid selle ühe päeva lihtsalt, et nagu õpingi sõitmist natukene või seadistan midagi, vahepeal lihtsalt lähed sinna raja peale, sõidadki lihtsalt nagu tunned, naudid seda asja, ei olnud täitsa niisugune, kuidas mõelda, grindimine. Et kogu aeg ei saa jõuga nagu. Jah. Aga kuidas seda balansseerisid, ütleme, et nüüd sa oledki nagu eelkõige, eks ju, saad motokrossi sõita, et kui palju sa nagu teistes trennides, kes jätsid mõnikord jalgrattasõiduga ära, et sa tundsid, et ma olen väsinud, et mu kõige tähtsam trenn on cross, et ma siis lähen ikkagi sõidan crossi, et kuidas see otsustamine nagu sinu jaoks välja tuli või ütles seda ka sulle treener? Treener ikkagi nägi seda asjad natukene ja üks ise õppis ikka treenerit tundma ja mõtlesin ka, et kurat, täna tõusin kehvasti üles ja kui lähed sinna, siis ta oli õnneks õppinud massöör, teipi ja mul kõik need asjad olid olemas ja samamoodi mõtlesin ka, et mis maastiku jalgrattaga, miks me sprinte tegime, see oligi see imiteerimine, et panedki punasesse, siis sõidad 10 minutit järgmise, mingi 5 korda tegime niimoodi, 6 minutit kusagil või 8 minutit, vahepeal 4 minutit, niisugust nagu, olen, mis ring oli täpselt, niisugune mäest veel väntasid mäki üles, liiva sees paned alla, niisugune nagu cyclecrossi rajad, nagu hästi popid seal Belgias ja seda imiteerisid päris palju, see kõik tuli 2 tundi kusagil, tuli kogu treening kokku, aga crossiga samamoodi, et lihtsalt see treener jälgiski ja arst, kõik niisugused asjad jälgisidki ja lõpuks oligi, sul oli mehaanik, kes tegi sikli, sina tulidki trenni, üritasingi luua niimoodi niisugust olukorda, nagu ma teiste pealt ka nägin, et oledki sinu ülesanne, sinu töö ongi see, et sina oledki crossisõitja sportlane ja millegi muu peale ei mõtle. Aga noh, tuligi, mõtlen ka 2006 oli selles mõttes hea, oligi Martin Arumäe ja kõik oli seal, aga no ikkagi mingi tüdruksõber tekib asjad, siis tulevad ikkagi probleemid, siis oli see Hollandist oli see tüdruksõber ja no nagu mõtlen ka, et okei, tüdruksõber ongi vaja abis olla või asjad ja ta aitaks sind, et ma ei taha muidugi nagu, et naised olekski abilised, aga okei. Sa pead nagu, aga sa pead olema natuke selles mõttes isekas ainult, kui sa oled sportlane. Et see kogu tiim peab tegelikult töötama sinu selle edu nimel. Ja, et mingi mõnikord mõned trükud ikka tahavad olla trofeetrükud, trofeetrükk ei ole see, mis toidab, et see nagu võtab ainult see energia ära, et sul on vaja ikkagi, sa pead kohe tegelikult noores eas saama aru, et okei, see trükk on see õige, ta teeb valmis tegema kõike, ainult on abis sulle. Mõistma seda sportlase elu. Ja samas siis mõistad ka teda natukene ainult, et okei, aga lihtsalt sealt see on hea kombo. Ja siis üritasin seda luua ja siis miks oli kõige suurem viga oli veel see, et ikkagi selle matka, mul oli küll matkaauto asjad, aga kühveldasid ikkagi sellega ka, et tegelikult me oleme nagu autojuht ka veel, ise lähed lennukiga kohale, mõtlen ka, et Aigariga panime nagu selles mõttes vahepeal ka hullu, et okei, läksime küll ühe matkaautoga, et aitame üksteisel sõita, aga tegelikult nagu see ei ole puhkamine. Tiimi personali oleks juurde vaja, et kõik need igasugused toimetused sportlase pealt ära võtta. Ma korra veel küsin siis selle treening koha pealt lõpetuseks, sa ütlesid, et sul oli ikkagi nagu tipptasemel treener füüsiliselt, ta ütles sulle kõik asjad, sa tundsid, et sa ei pea nagu üheski asjas ise kahtlema, mis on ka päev selge, et ütleme nende koormuste ja kui rets koormus üldse nagu ütleme kas või motokrossi MM-i nädalavahetus on, et nagu me eelmine podcast ka mainisime, siis professionaalse sportlasel nagu elustiil on number 1, et uni, toitumine, kõik see, aga mida te lisaks tegite, milliseid taastumisprotsesse ja meil siin kommentaarides küsiti ka, et milliseid toidulisandeid näiteks nagu motokrossi mehed võtavad, et mis see treener sulle soovitas, võib-olla lihtsalt niimoodi üle käia, et treener soovitas isegi juua sissimelli, see on niisugune šokolaadi tavaline poejook. Teaduslikult oli neid Belgias toda aegu ära tõestatud, et see taastas isegi paremini, kui need šokolaadijoogid lihtsalt on pandud spordi see asi peale. Teaduslikult oli ära tõestatud kõvasti odavam. Selles suhtes, et see on ka nagu trikiga see, aga põhimõtteliselt on tegelikult toitumine. Kõik isegi spordijoogid või asjad tegelikult on ka
kindlasti seal on mingid väga head mingid produktid, aga tegelikult osad on ka lihtsalt turundus ja et sa pead ikkagi teadma, et sulle just vajalikud on. jah, ja tegelikult see söömine just on tegelikult, mida sa sööd, on isegi taastub paremini, et see ikkagi no ma mõtlengi, nagu peale ikkagi kõvad treeningud teed ikkagi portsu mingit brokolit ja mingit pastat või asja, munavalgega teed kas või midagi, sööd sisse, et see taastab isegi paremini kui muidugi sul on vaja kiirelt väga midagi nagu, siis sa leiad no, aga selle siis võtamegi alternatiivi. sellise näite, et ütleme praegu ka, kui viimased MM-etappisid kasutasid sa näiteks energiakeele või spordijooke tavalise suhkruga või sa ikkagi tegid nagu täiesti? Isotoonilist jooki kasutasin ja pigem panen ikkagi traditsioonilise meesaia banaaniga peale 2 sõidu vahel ja isotoonilist jooki natukene ja siis on vee tarbimine ja okei. Ja enne esimest sõitu ikka sööd mingit pastat, et niisugust nagu mingit kanalihajuppidega või püsivesikut alla, valgud püsivesikut ja noh, siis ikka mingi porgandid või asjad on sisse keedetud veel või. No näiteks ütleme, kui see treener siis sul neid vereproove tegi, sa ütlesid, et näiteks sinul oli nagu rauatase madal, siis pidid neist rauda juurde võtma. Et mida te leidsite, et sellised lihtsad asjad, et mis sa pidid nagu väikseid asju fiksima, et enda nagu sellist sooritusvõimet tõsta? Oligi pigem niisugused nagu vitamiinid küll jah, et apteekrid või asjad seal Belgias selles mõttes nagu tasemel, kui jäingi haigeks. Mõtlesin, ma olen sportlane, et mida ma võin võtta. Apteeker kõik teadis, tänapäeval Eestis vahepeal ikkagi lähen apteeki, et mõtlen, kui ma olen sportlane, et mida ma võin võtta, mida võin, kas Coldrexi võin võtta, nagu tegelikult ei ole kursis väga, Coldrexi sa võid võtta nädala sees, aga nädalavahetuses, kui samal ajal kui võistlus on, sa ei tohi tegelikult. Et sa pead Terafluud näiteks, mõni on niisugune, et sa ei tohi isegi nädala sees seda võtta, kui dopinguvennad on ukse taha sulle jõuavad ja võtavad selle proovi, siis tõesti ära, et kui ma võtsin kogemata Terafluud või midagi. Kui palju MM-sarjas üldse dopinguproove andsid? Andsin üks aasta, andsin 8 korda, kui nagu viimased aastad, kui juba sõitsin, oli 1 kord aastas, aga kõige rohkem oligi vist 8 korda aastas, et seda ikka tuli päris palju ette ja Belgias ja Hollandi meistrivõistlustel isegi kohalikel võistlustel andsin seal dopinguproove. Füüsilisest poolest rääkisime nüüd päris palju. Kui palju või kas sa mentaalse poolega ka trenni tegid? Oli sul oma spordipsühholoog või keegi nõustaja, kes aitas sul ka seda mindseti kogu aeg paika saada? Jaa, üks hetk oligi, ma läksin nagu nii professionaalseks asjadega, et ma avastasin sellised asjad kõik ära. Okei, üks spordi, ma räägin veel natukene sellest, mis oligi, et D-vitamiin tuli suht kiiresti, nagu, mis nüüd on Eestis võib-olla nagu järgi jõudnud. Tollal ajal ei teadnud mitte keegi, võib vaja sportlastel juurde võtta. Jah, et seda juba omal ajal nagu suht võtsin D-vitamiine, nüüd on nagu Eestis viimase 5 aasta jooksul on avastanud, soovitatakse ka võtta, aga siis oli juba 2006 või sa nägid, kõik, mis veres madal oli, magneesium või kõik sünk või mis seal oli vaja, siis niisugused asjad nagu võtsid apteegist ostsid ja võtsid need asjad. Et ei olegi mingit ulme keerulist vaja mingisugust kokteili endal teha, vaid lihtsalt lihtsad asjad, eks ju, mis sul on vaja, et sportlane higistab, kulutab energiat ja kõike nii palju, et sul on vaja lihtsalt vaadata, et su varud kõik täis oleks ja siis sa suudadki nagu selle treeningkoormusele vastu pidada. Et see vereanalüüs seda näitaski, et ei ongi niisugune nagu mingi spordijoogid või asjad, et oligi pigem apteegist saiki selle rauatableti ja õiges koguses peab olema see, et ei ole mingi väga võimas, et lähed peldikusse ja vaatad, et musta tuleb, et see tähendab seda, et seda on liiga palju seal, et siis see organism ei võta seda vastu, et sa pead leidma ka õiged need asjad enda jaoks, et aga samamoodi ma mõtlesin, et võita, et võib-olla kõik need kombod ma õppisingi nende aastatega, aga võib-olla kui seda kombo oleks saanud nagu 2003 juba, 2002 kõik paika, oleks ka teine teema olnud, siis 2008 mingi hetk, nüüd ma lähen psühholoogi juurde, võtsingi, palkasin päris kalli psühholoogi Belgiast, 2007 isegi vist oli, nii Belgiast palkasin selle kalli psühholoogi asjad, aga tegelikult psühholoogiliselt ma olin tegelikult päris nagu kõva, seda tegelikult ei vajanudki. Ja ma käisin seal, võib-olla mul see keelebarjäär või asjad, ta oli jalgpallikoondise psühholoog seal nagu koondise nagu kõrgel tasemel, ma ütlen, et aga mulle siis sobinud, ma raiskasin seda aega, kui ma oleks võinud tegelikult selle aja panna nagu taastumisele, sõitsid tunni aega autoga kuhugi kellegi juurde, raiskasid seal tunni aega, 3 tundi päevas läks nagu raisku tegelikult. Sinna sa läksid siis põhimõtteliselt natukene nii-öelda nagu moe pärast või et teised käisid, et äkki midagi on, et sa tegelikult sai tundnud, et sul vaja oli seda. Mõtlesin, et äkki ma saan selle mingi lisa. See viimane 1%. Jah, viimane 1%, aga tegelikult ma sellega võib-olla hävisin natukene, et ma ei leidnud seda ühist keelt temaga ja mul ei istunud ja tegelikult
tegelikult ma raiskasin selle peale väga palju aega ja raha, et aga ütleme ise, kas sa, ütleme sellist, nagu mina olen nagu leidnud, et sportlase selline vaimujõud, et see on ülioluline, eks, et kuidas sa ise, kas ütleme, okei, psühholoog sulle ei sobinud, on ju, aga sa ise tegid endaga tööd, kas sa kuidagi tegid omale mingid mentaalsed ettevalmistustrillid enne krossi või tegid sa mingeid keskendumisharjutusi, kas midagi sellist üldse oli, et me kuuleme välismaal nagu tippsportlastelt ülipaljud, sest mina jälgin kossumehi NBA-s, on ju, et nad on hästi sellised nagu ütleme, ülitargad selle koha pealt, missugused nende päevad enne krossi välja näevad, mismoodi nad mentaalselt ennast selleks nii-öelda purakaks ette valmistada, oli sul mingeid rutiine ka? jah, nice närvijada. jah, kui ma, tema vihastasin mina, kui ma olin nagu vihane, siis ma teadsin, et mingi hetk ma hakkasin juba teadlikumalt natukene seda tegema ja kui keegi mind suutis välja vihastada nagu natukene, siis ma keskendumine oli nagu 100%. Naine ka teadis, et sa seda teadlikult teed? Täitsa teadlikult ei teadnudki võib-olla, aga ta sai aru tegelikult mingi, et iga kord juba võistlused tulevad, mõtles, et võib-olla ma ise olen närvis või tujust ära või midagi, et niisugune nagu teistmoodi vähekene nagu käitun või asjad, et aga see ekstra fookus tuli sisse, vahepeal mingid asjad mind väga ennast välja viisid, siis tegelikult nagu see sõit oli kõige paremini välja. Kütsid üles ennast? Lihtsuses peitub võlu, võib öelda nii, on ju. Aga samas ma olin ikka jällegi ükskõikne natukene nagu, et mõtlen ka, et 2006 isegi Uude vallas oli näiteks MM, mõtlen, see mentaalne pool ei olnudki mul see probleemne nagu, ma olin ise võib-olla natukene mingisel määral mingite asjadega, kus trenn oli mul väga nagu kohusetundlik või asjad, aga mingid asjad olid mul nagu ligad ja logad ja ma võisin tulla, 2006 näiteks oli Uude vall MM, warm up, ma jõuan täpselt rendiautoga enam-vähem sinna, venna, Aiks tuleb kämperi, samal ajal, seal pargitakse sinna, see living area oli siis sinna karjääri vahele ja siis B-parkla oli seal siis kaugemal või kus selle sõiduautot pargivad, kõik sõitjad siis aina, et ma olin siis tookord kämperiga ja tulen samal ajal, Aiks tuleb pean kämperites mööda sõitma, Aiks tuleb välja, kõik riides juba läheb, näeb, ma tulen rendiautoga trenn oli juba 10 minutit käinud, sain riidest, sain raja peale, aga mul ei olnud mingi probleemi nagu paugutada kohe esimeseks. Ta oli 2 ring, 3. ring esimeseks, see oligi kohe 3 ringi tegin, ainult viimane ring kohe esimeseks asjad, tiim juba teadis natukene, kuidas nagu suudan niimoodi olla või ei teha või et ma läinud sellest üldse välja või näiteks oligi, vanasti oli see, et 2005 oli veel see, et sa pidid nagu ajaga finaali sõitma. Näiteks oli Itaalias kuidagi nagu oli porine või asjad, ei tahtnud seda kohe seda esimest purakat nagu ka panna sinna nagu ajasõidus, et ja mõtlesin, et lähedki, teed viimane ring selle aja, et ja siis oledki top 6 jälle või seal 3 sees või kuidagi, et niisugune see nagu mind isegi nagu see oligi minu tugepunkt. Kui ma mäletan ka mingeid aastaid ikkagi tegelikult ajasõit MM-il võitsid nagu kogu aeg, see ju näitas, et sul kiirus on nagu selline, et iga hetk võid nagu tegelikult maailmameistriks tulla, on ju. Aga kuidas see rajal, ütleme ise, et motocross, me ei jõua sellest ära rääkida mitte kunagi, kui raju kontaktsport see tegelikult raja peal on, eriti nagu MM-il, et kui sa top 10-ski seal stardid või eesotsas, et see, milline kontakt ja milline agressiivsus seal algul on, on ju. Et kas ise tundsid ka, et mingil hetkel võib-olla oleks rajal olnud rohkem seda nahaalsust vaja või kui ma kuulasin eile su seda Betsafe podcasti, ütlesid ka, et Everts ja Kairoli, et on sellised egoga vennad, on ju. Et mis nendel võib-olla see X-faktor teistsugune oli või millest ise oled mõelnud, et sul puudu jäi, et sellist nagu viimast nahaalsust seal rajal sõidu ajal ka välja näidata? Everts oli tegelikult isegi nahaalsem kui võib-olla Antonia, aga Antonia eelis oli võib-olla, et ta stardid olid head. Ta oli nagu võib-olla niisugune väiksem, kergem kutt, tavaliselt neil ikkagi ongi eelis võtta praegugi Prado ja Tom Vialli, kogu aeg stardid sees, aga kui ikkagi analüüsima hakkad või Max Nagelgi, kui sa kõik niisugused analüüsid natukene, siis on kõik väiksed kutid ikkagi. Et nad võivad oma kehaga viia taha piipu, ja siis koonist taha piipu viib oma sirge veel üle sulle. Sa ei saa niimoodi piipu lasta ennast, et see kõik niisugune kehaga mängid, see väiksel kutil, see sikkel ei muuda nii palju kui suuremal kutil, aga võib-olla see eks ikka natuke nahaalsem oleks võinud olla, aga ma olin suht nahaalne, aga võib-olla lihtsalt see käima saamine ei olnud ka kõige õigem, et mingi hetk võib-olla treenisingi ennast robotiks, et käima saamine oli niisugune probleem ja see läksidki siis võib-olla psühholoogi juurde leidma seda asja, tegelikult oleks võinud nagu muudele asjadele pühenduda, et oligi see rohkem füsioterapeudisi juures käia või muud asjad, mis ma nägin, et pigem oma vigastuste eest ei kandnud niimoodi hoolt, nagu oleks pidanud. Sinu jaoks oleks võinud sõidud olla 45+2 ilmselt. Aga füüsiliselt sa siis tundsid või pigem mentaalselt, et see, kui me teame, kuidas nagu füüsiliselt treenitakse, et see võimalik treenida ennast nagu motocrossi üks liiga diisliks nii-öelda, et sa ei plahvata algus minema, kas pigem see või oli see ikkagi mentaalne? Pigem oli see,
siis ma oligi vaja närvi ajada või kütta või ma üritasin küll vännata jalgrattaid ja asju ja kõike, aga see kuidagi too aeg ei sobinud, sa pidid varem ikka kohale minema, et stardikohta teha. Noh, nüüd on natukene see lihtsamaks läinud, kuna plate pealt on see start. Aga siis pidi varem kohale minema, siis juba nagu ikkagi jahtusid maha natukene ja siis ei olnud sama kuidagi. Ma ei leidnud niisugust nagu õiget asja, et ennast nagu kohe algul käima panna ja mingi hetk võib-olla oleks lihtsalt mõtlema lihtsamalt, et hakkasid liiga üle mõtlema, et see psühholoogia, ma mõtlen, et käis psühholoogi juures või asjad kõik nagu, tegelikult oleks pidanud nagu lihtsamalt ja tavaliselt peale minema, mingi hetk lihtsalt ammendusidki sellesse, et tahadki võita ja leida seda viimast detaili või asjad, see mõnikord peab ka tulema loomulikult natukene. Kiirus oli olemas, aga sa hakkasid otsima, et mis jääb puudu, et need võidud ikkagi võtta. Flow ja jõu vahekord, et annad endast kõik, aga kui sa päris nagu peaga läbi betoonseina ka minna ei saa. Ja samas, kui sa niimoodi mõtled, et kui sa oled Evertsi ja Antonia ajastul nagu võistelnud, et miks ikkagi nemad võitsid 10 korda ja üks võitis 9 korda selle tiitli, kus oledki seal, Suudad sõita tegelikult sama kiiresti ju. Suudad sõita sama kiiresti küll, aga nad ei ole 9 korda niisama maailmameistrid või 10 korda niisama. Isegi kõik teised, kes seal joone peal on, nemad ka ei võitnud ju. Nagu selles suhtes, üks ongi nagu Usain Bolt samamoodi, et kõik jõuavad 100 meetrit joosta, aga üks vend on ikkagi kiirem ja parem ja midagi ei olegi teha. Aga seal ei või olla, mina nagu Kairoolit ka jälginud nii palju või üldse USAs või kus iganes neid tippe, kes suudavad nagu tippu domineerida. Et ma olen ise nagu mõelnud, et seal ilmselt see viimane protsent on ikkagi nagu mentaalselt kinni, et mina nagu tunnen seda, et nemad suudavad oma selle parima igal crossil välja tuua. Et nagu see nagu eristabki neid stabiilsus on nii paigas. Et ma ei tea, mis nagu ettevalmistused nad selleks teevad, aga kuidagi nagu mentaalselt nad suudavad panna ennast nii-öelda in the zone'i. Et nad on seal tunnelis ja nad teevad oma parima soorituse, teistel võib-olla käib see rohkem üles alla. Võib-olla Evertsil oli natuke see professionaalsem, see kõik see taustajõud, siis tegelikult Antoni oli suht lihtne. Ma olen tiimis olnud, tal oli see tiim üles eidud oma järgi ja oligi oma mugavused asjad, suht noorena sai sinna Decarlis Itaalia tiim, Itaalia keeles, Roomas, Belgias sai olla, Itaalias sai olla töökojad, asjad, samamoodi, et kõik see vahepeal peab olema õiges kohas õigel ajal, võib-olla kuidas ta üles kasvas, seal Sitsiilias, kus sa näed, mis sikritega tema sõitis või asjad, et kuidas ta üles kasvas, on ka niisama lihtne, ma arvan, et see võib-olla see võidujanu võib-olla oli see kõige suurem ikkagi, võib-olla suurem kui teistel ja lõpuks kõik see kombo kokku ja samas oli lihtne, et tema nagu ei olnud niisugune, et võib-olla, et kurat, täna jäi mingi mul brokoli söömata või midagi, et nüüd on jama majas. Ta võib-olla sellest ongi kõigutat. Ta oli enesekindel. Enesekindel, ta võttis peale sõitu, kui samamoodi kinderpoenat, ei olnud probleemi, sõi pastat seal, ta oli Sitsiilias üles kasvanud, seal oli teine kultuur, tal oli vahepeal, kui ta esimest korda maailmameistriks tuli, ta sõi öösel kuskil 12 vahepeal või kell 11, kuna seal oligi see kultuur, kuna päeval on nii kuum asjad, magas hommikul või lõuna ajal magas vahe, mingi hetk läks natukene professionaalsemaks sellega, kui 4,5 peal läks, aga MX2, kui ta esimesed 2 tiitlit võitis, kõik see oli nii ligad ja logad nagu ja seal samas õhtul jõigi selle pool klaasi punast veini, aga võib-olla see oli kasulik. Nagu... Inimesena ta on, Kairooli on ilmselt sul MM-sarjas üks lähedasemaid võib-olla sõpru ka olnud, et milline ta inimesena oli muidu, oli ta sõbralik, oli ta endasse tõmbunud? Minuga niimoodi sõbralik ja Itaalias tiimis, kui olin väga abivalmis, oli näiteks mulle jõusaalid, asjad, kus on jõusaalid, lihtne oli jutu ajada, mõtlen ka lihtne oli. Klappisite hästi oma vahel? Klappisite hästi, mõtlesin, et kuule, meil tuleb sõmerpoolus cross, nagu mul just vana suri ära, äkki tuled võistlema, tuli võistlema, ei olnud mingi niisugune, täitsa nagu okei, nüüd olen hiljuti ka saanud, aga nüüd on lepingud on nii palju karmimaks läinud, neid ei lubata igale poole, aga esimesed 2 aastat tuli lihtsalt, kuna oli sõber, meil on isegi samas tiimis ikka tuleb, tuli ja tal meeldis, niisugune täitsa lihtne vend nagu niisugune ja selle lihtsusega ta ka võib-olla pärjas ei mõelnud üle, ta oligi niisugune teistmoodi, suutis kõik välja lülitada ja okei, muidugi ta tegi tööd ja vahepeal tuli niisugune legend, et oi, ta kasutab seda astmapumpa ja värgid, särid, tal on mingi astmaadik. Aga kui samas ajal see tiimis oled, ta teistmoodi ikkagi läks ka käima isegi trenni ajal, et ta läks enda peale nii närvi vahepeal, et ta seda küll loobi kiiruti prille, aga nägid, nagu tegime koos trenni 40 minutit motot, pani pikali seal kindlad, sai poriseks, ma mõtlen nagu täiega rada, vihma tuli, me panime nagu 40 minutit motosi.
pani pikali seal mingi 20 minuti pealt. Kõik kinnad, porisid asjad tuli maha ära, võitis kinnad käest ära, tegi ruskad puhtad, uued kinnad, uued prillid ette, alustas nullist peale 40 minutit motot, ei olnud niimoodi, et nüüd tõmbasin okei, vahetan ära, teen siis uuesti 20 minutit. Töö vajas tegemist. Perfektsionist selles mõttes ka. Hakkas täiega nullist pihta, ikkagi 40 minutit asjad, siis ise lõpetasin 40 minutit ära, kõik läks ideaalselt, siis vaadasin, vend ikka kütab, vend peab pikemalt või? Ei, tal nagu, et käis pikali, tuli, vaatas prillid, pani paak uus bensut täis ja nullist. Ja siis nägid ikkagi see jonnakus on see võti. Aga siis MM-i karjäär, me oleme nüüd seal juba sügavuti sees, et ma tahaks kohe ära küsida selle, et stardid, et sa tulid aastaid, nagu me vaatasime kõik Motors TV-s, seda, kus tulid iga kord esimesena puu taha, et mis sa nagu ise tunned ja kui palju sa tagantjärgi analüüsinud oled või mida oleks saanud teistmoodi teha, et tegelikult mingil ajahetkel Euroopas kõik tippmotokrossi ajakirjad ja kõik kirjutasid, et sa oleks kohe nagu järgmine maailmameister, kui sa saaksid kogu aeg stardis nagu liidrigrupis minema. Et mis sa ise tagantjärgi selle kohta nagu öelda oskad, et mis? Jah, see oli nõrk külg mul ja mingi hetk vaata nüüd on see stardiplatvorm on niimoodi muutunud, et seda on isegi minu jaoks veel keerulisem, kuna ma sain esimese aja, siis ma sain alati hea koha teha ja hästi nagu valida see stardipuud ja siis ma tegelikult väga nagu kehvasti välja ei tulnudki kurvist, aga see on piisav, et kogu aeg konkureerida, et kui sulle ees ikkagi minema mõnikord, siis oli teine teema kohe. Aga jah, et siis mingi hetk tõmmati neid sõidud lühemaks, 30+2, see kahjustas natukene seda kogu teemat natukene. Ikkagi peale esimest sõitu kõigil on juba lihtsam ära taastada, ikkagi see 5 minutit on lihtsam, see 3 ringi jääb tegemata, et see trump kadus juba ära natukene. Starditrenni eraldi, palju sa tegid trennis? Tegin ka ja hakkas ikka sellega üle mõtlema, liiga kinniseks läks ära. Suur vahe on ikkagi sees, kas sa stardid üksinda või 40 mehega. Siis ma mõtlesin, panen mingid muusika, need panin täiega lõhkuma siia, mõtlen, oma sikli häält ei kuule, aga ikka kuule, et pigem muusikat ei kuulnud, nagu viia ei kasu ei olnud. iPod ei taskus, mõtled, et trenni seal midagi, see ei ole see. Aga kui sa nüüd tulevikus, ütleme Eestis või ütleme välismaal kõik, kes seda podcasti ei kuule, ja keegi samamoodi nagu ütleme on raskustes startidega, mis oleks selline üks nõuanne, mis sa annaksid, et tee nii või harjuta seda, või ütleksidki sa lihtsalt, et ära jää nii kinni oma startis ja lase nagu vabamaks, et mis see nõuanne oleks? Ära mõtlegi üle sellega, teedki staritrenne asju, peadki seda tegema, lihvid seda, võib-olla oleks pidanud natuke rohkem filmima, seda aeg oli keeruline seda telefonide ja asjadega, ei olnud niisugust nagu asja tänapäeval nagu lähedki trennis ja võib-olla leed selle inimese, kes sul filmibki seal kõrval ja analüüsib ja mingi hetk lihtsalt ise hakkaski peas mõtlema ja võib-olla ongi nii enesekindel, mõtled, kurat, see start on, siis lähedki mõtled, okei, nüüd ma olen kurvis esimene, ma olen esimene, kõik asju nagu USA-s on see, et tahad saavutada, siis sa mõtle kogu aeg seda, siis lähed joone taha ja sa hakkad mõtlema niimoodi, okei, ma pean olema esimene, okei, istu niimoodi, pigista kintsudega kinni, puu nii kui liigub, paned siduriga ühe korra, soon peab olema korrektne, otse pead saama, kohe käik, perse taha piipu, kui pehme üles kündud. Kõik hakkadki liiga üle mõtlema, kõik kontrollid niisuguseid asju, hakkad üle kontrollima ja siis oledki niisugune friik. Pigem teha seda loomulikult kõik. Jah, et sa peab tulema, harjutakki nooreks peas nii palju seda rohkem startimist ja et see tulebki loomulikult, sa ei pea mõtlema, see on sama ajad nagu nagu hobimehetki, mis käigu seal lähed. Ma ei tea, ma ei loe käike, see peab tunnetus, see peab sul loomulikult tulema, et oi, nüüd ma olen 3. täiega sinna hüppesse peale, et ma hüppan üle selle, et ma ei loe seda, sa ju tunnetad seda kiirust asjad, samamoodi stardis, nüüd ma ei pea, et umbes, et üks hetk oli see, et okei, üle puu, siit kohast pean umbes ära vahetama käigud, kuna see Suzukiga oli see, et oli juba GPS-i see andur oli peale, et umbes, et okei, 5 meetri pealt oleks ideaalne käiguvahetus, et sealt tõmbad edasi. Siis lähed rada läbi, mõõd, et okei, siin maar on käigu tõmbama. Teed joone ette. Tõmbadki joone ära, et siis on, et kui puu kukub ja jõuadki sinna, aga kõik muud mõtted olid nii sassis juba, et siis ongi see, et tegelikult see tuleb loomulikult tulema. Räägime võib-olla natukene sellest, inimesi huvitab ka see materiaalne pool MM-sarjas. Kuidas krossisõitjate palgad MM-sarjas on, kui palju, kui suur roll on boonustel, kui palju on põhipalk, räägi võib-olla sellest rahalisest poolest natuke. Boonus on, kui võidad, on kõva boonus. Kas sa täna oskad võitmise pealt tuleb nagu päris suur kukkumine, number 1 on ikkagi kõik. Aga palgad, nagu tehase tiimis oled, tead, ei saa kurta nagu selles suhtes, mul olid ikkagi
väikse küla, Sõmerpool külapoisil olid ikkagi palgad olid ikkagi väga head omal ajal. Ma investeerisin ka muidugi väga paljudesse, katsetasin kõik asjad, et tegelikult oleks pidanud võib-olla kohe algul niisugused oma grupi ümber kes rahaasju juhiks nagu? Mitte rahaasju juhiks, aga pigem just inimesed enda ümber nagu õigesti palkama ja või nagu süsteemi üles ehitama, et nagu liiga katsetamise peal oli kõik koha peal. Investeerime iseendasse siis rohkem? Jah, investeeri iseendasse rohkem ja lõpuks ma ei olegi mingi väga ärimees ja olekski kulutanud võib-olla ja saanud paremaid tulemusi ja teistmoodi, et ja võib-olla tõesti käinud rahaga nagu teistmoodi natukene, mind ei huvitangi see raha mingi, et oligi mul isa seda kontrollis vahepeal seal ja asjad olid mul seal pangakonto peal või asjad, aga minu unistus oli lihtsalt võitena. Aga sa täna oskad vaatajatele öelda, kõiki kindlasti huvitab, et mis see ühe MM-etapi võitmine, mis see, ütleme, ma ei tea, kes seal praegu Kaiser või Prado, mis see summa, mis nad selle ühe võidu pealt teenivad, sa oled nii kaua seal maailmas sees olnud, et sa oled kindlasti kuulnud, mis see summa siis on, mida ütleme MXGP etapi võit tähendab? No ma ütlen, keskmiselt on ühe etapi võit võib-olla 25 kuni 30 000 eurot on näiteks etapi ainult võit. Boonus? Ainult boonus. Ja seda maksab siis tiim täna, mitte sari enam. Mitte sari. Tiim ongi, sul on võib-olla olen kas eraldi tehtud Repuliga leping, võib-olla on sul KTM-iga, võib-olla mingi prillifirmaga, võib-olla tiimil on kõik üks, siis ongi see boonus on, tiimil võib boonus olla väiksem, kui sul on tehtud ise riidefirmaga mingid asjad, või siis on sul, see olenebki sellest, ütleme 25 000 eurot on see, võib ka olla 15 000, aga siis on võib-olla tulebki nagu mitte tiimi poolt, aga siis tulebki mujalt, et see boonus võib-olla isegi kompotina rohkem on ka mehi olnud niisuguseid, kes ütlevad, et nad ei hooli teises, kolmandas kohas, pange kõik boonused number 1 peale, et siis on see väga suur summa, et osad vennad võivad, olen kuulnud, on nii enesekindlad, et tahavad ainult võidu eest saada raha, et see motiveerib teda, et siis okay. Võib-olla siis järgmisena ma tooksingi sisse selle, et sa oled ikkagi Eestil läbi aegade kõige kõvem ja kiirem krossimees on ju ja varem, kui sa oled rääkinud intervjuudes ja samamoodi toon uuesti välja selle Betsafe'i podcasti, et sa ütlesid ka, et Eestis meil võib-olla vanemad ja sportlased on hästi nagu teavad ise kõike on ju või et ei kuula piisavalt või ei lasta seda infot ligi, et ma mõtlesin välja sellise mängu, et ma ütlen sulle Eesti top sõitjate nimed ja keegi meil kriitikat isiklikult ei võta, et see on lihtsalt Tanni esimene mõte, mis tal pähe tuleb, et kui sina oleksid selle sportlase treener, sa ju soovitaksid talle seda asja, et tal ajal paremaks saaks, on ju. Ja ma loen sulle järjest siis nimed ette. Oota, kas ma toon nagu negatiivse praegu välja? Sa võid tuua ükskõik. Annad ühe soovituse põhimõtteliselt, et mida sa oskad kellelegi soovitada, kuidas ta saaks veel kiiremaks? Mida sa nagu kõrvalt vaatana tunnetad, millest temal võib-olla puudu on, et see järgmine samm see võib olla, kas tal võiks eelarve suurem olla või et ta võiks kurvis varem istuda või et võib olla kõvarased radu treenida või mis iganes. Et põhimõtteliselt igale sõitjale üks mingi lihtne soovitus, mis pähe torkab. Nii. Ma toon nagu negatiivse välja, et nagu mis ta nagu... Sa võid ka negatiivse tuua. Siis see tähendab... ma toongi nagu negatiivse, et see on nagu tema puudus võib-olla. Võib-olla jah, et tema Achillese kants siis nii-öelda. Ja see on võib-olla üks asi, mis Eesti spordimajas võib-olla võikski sportlased, ka mina ise, võiks lihtsamalt vastu võtta, keegi sulle kriitikat annab, sellest on ju ainult õppida ja võib-olla saadki tänu sellele paremaks ka, et võib-olla tihtipeale minnakse plokki ja ei kuulata ära, mis targematel öelda on. Et aga siis hakkame pihta. Ma ütlen esimesen sulle Meiko Vetik. Liiga ükskõikne. Siis Talviku. Liiga korrektne. Siis tuleb Kullas. Samas Kullas on ka liiga korrektne, sedasi öeldes, et kus Talviku võib olla liiga korrektne, siis mõjutab teda, Kullase puhul on see nagu ka, et peab kassist vahepeal väljaspoolt mõtlema. Siis võtame Kepa. Kepa, mul oli just hea sõna tema peale, et kuidas ma ütlen, enesekindlam. Nii, siis lähme edasi Kutsar. Peab olema rohkem töökas. Siis võtame Hardi Roosjärg. Peaks ka olema rohkem enesekindlam. Siis tuleme Mägi. Energia panema natukene rohkem iseendasse. Siis Luspo.
ei tohi olla liiga mõjutatav kui mina tema selja taga olen. Teistmoodi ma ei oska, et mõnikord, kui ma kogu tema selja taga olen, siis ma suudan nagu teha ta lapsaka, ta teab, et nagu ei taha mind mööda lasta või asjad või siis nagu, kui me oleme head sõbrad ka, siis nagu kuidagi suudan ta mentaalselt sellega ise murda teda. Põhiline küsijamees meil siin ka, Erki kohta ka muidugi. Erki kohta ka, et kuidas ma ütlen, keskendu vahepeal oma sõidule. Võtan kuulda kindlasti. Selles suhtes, et vahepeal, kui sa olid noorem ja hullem, siis ma toon selle välja, et muidugi sa tahad võita ja siis hakkad nagu sõitma vahepeal teise mehega, kes sul taga on niimoodi võidu, et kogu grupp hakkab järgi tulema. Et seda muidugi taha mööda lasta, aga mõnikord sa võib-olla hävid sellega 3 kohta, kuna kogu grupp tuleb järgi. Et lase mööda ja õpi tema pealt natuke. Mitte nagu mööda lased, aga lihtsalt, et sa nii palju ei kaota ise aega. Et nii läheb blokeerimiseks ära, et siis kogu punti jõudis mõnikord järgi, et tegelikult mõnikord oli ka sul see edu oli see, et sa said ees minema, et sa said juba esimeste ringi vahe sisse, mina tulen, jõuan järgi sulle, siis hakkame natukene madistama seal, siis hakkab blokkima, siis lähen mina ja siis tulevad järgmised juba liiga järgi ära ja siis hakkan mina sind natuke vahepeal korraks blokkima, kuna sina blokkisid mind, et siis natuke rütmi murrad ära ja siis on nagu see järgmine punt võib-olla vahepeal jõuab nagu järgi ja siis suudavad sind uuesti rünnata, et see rütmist välja lööb juba. Aga kuidas ütleme siis, võtame kas või MM-sarjas, et kui selline noor, ütleme, tuleb, on ju, kus see nagu balanss on, et kui palju ta peaks nagu olema, et ma olen kohe huntide karjas, ma olen kõva vend, on ju, ja kui palju on see, et mul on veel õppida ja et kui palju sa pead nagu hakkama vastu ja kui palju sa pead nagu näitama enda hambaid nii-öelda, et kus see nagu vahekord ei, sa pead näitama hambaid, aga siis näiteks nagu, ta näitab näiteks vetiku kohta. Tegelikult oleks praegu meistrivõistluste arvestuses väga heal kohal, natukene liiga uljalt läks seda nagu oma kohta kaitsma seal Portugalis, et muidugi õpid sellest, ta on veel noor kutt ja aga kuskil lähevad niisugune nagu, sa ei saa olla nagu tõugatav ka, aga sa ei saa ka lihtsalt nii uljalt minna nüüd näiteks just esimestel ringidel on ka talvikul see probleem. Esimeste ringidega mõnikord rahune maha, las üks vend isegi vahepeal läheb sellest mööda, ära kohe üle ravista. Lase sõidul enda juurde tulla. Jah, et muidugi sa ei saa, ma võitlen iga ennast, sa ei saa 10 kohta mööda lasta. Mis on näiteks võib-olla, mis ma ütlesingi, et ole näiteks Hardi Roosioru kohta, et tegelikult on väga hea sõitja, aga esimese ringiga ise, kui ta saab stardi sees minema, et ta võib-olla kaotaks liiga palju kohtasi. Et kui ta peaks veel eespool minema saada, et kui ta kaotab need kohad, siis ta nagu suudaks väga kõva tulemuse ära teha. Ja see, mis me rääksime eelmine saada, et oleks järgmisest sellest 10. grupi sabast kinni, on ju. Tegelikult tal võib-olla see kiirus ja võimekus on olemas, et selles grupis sõita, aga just see aasta näiteks, kui ma vaatan neid ajasõite, et tegelikult näiteks Arkoski, kui varem olid need kaotused suuremad, siis see aasta tegelikult ajasõidus 3,5 sekki või 3,7 sekki vist oli ainult esimesele. Selles osas on kõva areng olnud tegelikult. Ja tegelikult, kui ma vaatasin seal, võib-olla esimesed 2 olid nagu eest ära ja 3. juba kaotas sekundiga, siis tegelikult nagu 3. ja 4. kohal kaotas tegelikult nagu 2 sekundit. See on nagu väga käeulatuses, et ongi vaja seda nagu purakat ja enesekindel olema, et kui nüüd keegi tagantpoolt, mõtle, kus ma ütlen, et näiteks Siiver saab ka kehva stardi, ongi tema kõrval, et ei austa niisugust venda, et sa ei tohi peaga nii lihtsalt mööda laskma, aga sa ei saa ka nagu liidelt blokkida, see on nagu liiale minna, et mõlemad pärast käpul olete, ja samas konkurente teadma natukene. Näiteks MM-i sarjas ma õppisin teadma, ma teadsin, et Desal on nagu julm sul, oledki valmis selleks, et kui see läheb kokku, et siis sa ei käi pikali. Teed ennast tugevaks ju ette. Või kui Ramon on kõrval, ma tean, ta on puhas, et ma võin nagu tema nõelata siin, sealpool käia, kus Desal kui näeb juba esiratas, võib sul selle alt ära sõita, siis sa peadki nagu teadma või nagu USA-s siis superkrossis sa tead, et Anderson on näiteks kasutab iga millimeetri ära. Sa pead teda tundma, Roxen on niisugune, et okei, ma usaldan seda venda, et Tomakit ka saab usaldada, aga näiteks Barsjat ja Andersoni sa ei saa usaldada, sa pead tundma. Kui palju sa sellist tagasisidet, nagu sa praegu annad, sa võib-olla oled varem nendele sõitjatele andnud, kas nad küsivad aeg-ajalt sinu käest, et mida sa kõrvalt näed või kui sa ise näed, kas sa lähed ja ütled neile midagi? Vahepeal ikka ütled või asjad, et niisuguse generatsiooniga juba nagu nii palju sina peal, et näiteks Gebhard me saame hästi läbi, ka Erki, siis Luspo, Kutsariga saab juba niimoodi vabalt rääkida, kui võib-olla nooremad olid, siis natukene ikka võib-olla niimoodi rääkisid, aga siis võib-olla niimoodi ma veel olin välismaal ära, kui nemad olid niisuguses õiges eas, et näpu näitab näidata, aga samas
nüüd on nagu isegi lihtsam nendega rääkida, aga võib-olla lihtsalt niisugune õige rong on läinud juba. Aga need nooremad, Vetik, Talviku, nendega puutud sa kokku natukene, oled? Puutud ikka natuke kokku, et mingi hetk Talvik oli isegi minu tiimis, andsin nõu või asjad ja siis nüüd Harri Kulas on nagu üle võtnud ja teevad nagu head asja teevad. Aga ma vahepeal näen, et nagu liiga korrektsed tahavad olla, et sest kus see nagu risti vastupidi, nagu natukene oleks Meiko Vetiku seda geeni vaja Talvikule ja Talvikul kahe peale kokku saaks ideaalse sõitja. See nagu nagu Meiko puhulgi näengi, et vahepeal läheb sinna võistlustele, et see viimane minut ikka lükkab need kiled ette, midagi ei ole nagu väga ette valmistatud, et mul oli ka vahepeal natuke seda nagu, kuidas ma ütlen, ükskõiksust nagu natukene, mul endal ka seda. See on natukene hea asi, aga Meiko on võib-olla natuke liiga palju seda, et ta peaks olema natukene selles mõttes suutma korrektsem olla, siis need tulevad ka ja samas ega selles mõttes ega Talviku ja Meiko meil on ikkagi selles mõttes hea järgkasv, midagi paha ei saa niimoodi öelda, aga lihtsalt see on see koht, kus natukene saaksid areneda. Muidugi, seda ongi vaja öelda ka ja kindlasti noored võtavad kuulda tegelikult see meie podcast idee see ka kõik, et me tahtsime seda müüri natuke nagu vahelt ära ka võtta, et tegelikult seda infot meil Eestis on, eks ju, meil on selline MM-i taustaga mees, on ju, et tegelikult sõitjad ilmselt sa ise ootad ka, et nad võiks tegelikult julgemalt tulla küsida, mis sa arvad, on ju, ja ega see ei ole ju saladus, mida sa räägid ja mida sa oled ise kogenud. Et... Saladus ei ole ja samas mingi hetk sa pead isegi avastama selle, et tulebki küsid, paned kõrva taha, võib-olla töötab, et mingi hetk ma ise panin samamoodi, et okei, sealt ma sain sellise info, proovin järgi, okei, see minu peal ei töötanud, see töötas, selle panen, okei, mul nagu väljend, panen oma seljakotti aina siis. Et sa sorteerid ära, mis sulle sobib. Jah, et igaüks on lõpuks oma sõidustiiliga natukene, mõtlen, alati on näite isegi, kui ma teen noorte treeninguid, et Ricky Carmichael võitis ja Stefan Evers võitsid, mõlemad olid nagu oma kontinendi nagu kuningad. Carmichaelist põretas sidureid ka väga palju, aga ta võitis, ta oli väga agressiivne sõitja, samas keeras peale, julge, Evers oli väga kalkuleeritud, sõitis püsti väga puhtalt, teadis tsikli seadistamist, kõik peab olema perfektne ja ka võitis. Ja siis muidugi sul põhitõed on samad, sa ei saa istuda siuksesse pidurusauku istuda, siis viskab üle pea. Et mingi asend peab ikkagi olema, säilima, siis seda õpibki noortematelt ära, aga mõnikord sa ei saa minna ka ütlema, et kõik selle kurvi nüüd pead sõitma püsti. Mis ühel toimib, võib-olla teisel ei toimi. Seal samas Carmichael istus ainult kõik, Evers pani püsti. See on kaks eri sõidustiili, kui sa pead õppima seda sõidustiiliga nägema ja edasi andma, et ja siis saad selle noorele selle õige info kandma, et sa ei saa ütelda noorele kõik. Et minul toimis just see, et ma sõin brokolit, mõnele võib-olla kõhu lahti sain. Absoluutselt tõde ei ole. Siis ta peab võib-olla sööma lillkapsast hoopis samal ajal, et see absoluutselt tõde ei ole, aga see mingi suur point on sarnane, aga lihtsalt siis leiadki oma nagu mõtlengi, et käidki vereanalüüsil, mis toit sul seedib või ma tean, et paljud just sõidki passat näiteks. Tegelikult oli see nagu inglastel on hästi see populaarne nendel veres, et on see gluteeni talumatus, et Billy McKenzil oli see ja siis Simpsonil vist oli see, et sõidki, mõtlesid, et oi, nüüd paneb siis viisikut sisse. Nagu Kairooli on ju. Jah, nagu Kairooli on, et paneb seda pastat sisse seal ja siis läheb kogu kõht valuta, siis saab pingutada. Ja lõpuks see ka jälile said, aga siis ongi juba parem ennem, juba natuke möödas, nii see asjad lähevad. Ja sellepärast ongi oluline spordis ka, et targematelt õppida, et ma olen alati öelnud, et spordis võib-olla enda vigade pealt õppida natuke hilja, et siis jõuad tippu ja siis need aastad, mis sa õppimise peal kulutad, siis hakkab karjäär juba läbi saama, et mida varem sa saad selle know-how kätte, kuidas asju teha ja teiste vigade pealt õppida, seda suurem võimalus tipus läbi. See asi läheb kiiresti, käib nii kiiresti, et mõtleme küll, et Jörgen ja Meiko Vetik on noored, aga 4 aastat ja siis nad MX2 juba läinud, et sõidavad Euroopakaid, mina leian, et nad peaksid juba julgemalt võtma, see on minu nägemus, peaksid julgemalt võtma näiteks just MX2-le, kuna see MM-i sari on 20 etappi nagu. Ja okei, kui sa teed ainult isegi Euroopas neid kaasa, see on muidugi lihtsam, aga kui sa peab veel reisima Indoneesiasse tagasi tulema, sul on päevas Euroopakatel on eelmine aasta vähe teistmoodi, kuna koroona oli ja nüüd on üks sõit laupäeval, teine pühapäeval, see on nii palju lihtsam sõita. Sa puhkad välja 25+2 asjad, aga kui sul on ikkagi 2 päeva, 30+2 pinge asjad, iga nädalavahetusel talud põhimõtteliselt seda 20 MM-i etappi,
sa pead olema valmis, sa keskendud selleks nagu, sa ei keskendu niisuguseks nagu Eesti meistrivõistlustele, see on ikkagi teistmoodi, sul on veel laupäeval korralik andmine on seal ja sa tuled tagasi, reisid kogu aeg, on kuskile minek jälle, kõik asjad, see on nagu teistmoodi raskem, et 7 Euroopa etappi ei olegi nii keeruline kaasa teha kui 20 MM etappi, see on nagu omamoodi katsumus, et see, mida kiiremini sa selle selgeks saad, et õnneks nüüd Jörgen tuli näiteks keegumise MM-i sõitma, et ma saan aru, finantsiliselt on keeruline asjad, aga ma arvan, kui sponsoritega rääkida, ma tahaks veel kuskil 2 MM-i sõita, et igaüks peab 100 eurot juurde või 200 eurot ja 10 sponsorit, siis on 2000 eurot koos, saabki juba minna. Need on need ohverdused, mis tuleviku arengu mõttes tuleb mingil hetkel teha. Et sa, mida rohkem, nagu niisugused, see on esimesed aastad, ma arvan, mõnel võib see väga libedalt minna, aga ma näen, see on see murekoht isegi näiteks sõitja näiteks Inglismaalt, keda loodeti, tuleb järgmine superstar, aga aastad on läinud, ei olegi nii palju sina peale saanud, oli see Konrad Muse. Toodes, et tema ei saanudki niisugust, et reisimist ikka kuhugi Brasiiliasse algul olid ja siis oli Indoneesiast asjadesse ja need kõik kombo kokku, siis kogu sõit lagunes ära ja asjad ja see üleminek MM-il on hoopis teine asi. Ja tema ka ju Euroopakat nii-öelda domineeris on ju 2 poolest ja siis tuli MM-ile seda purakat ei tulnudki nagu. Et see on nagu karm ja aastad lähevad nii kiiresti ja siis oled 20 juba ja siis lähed seda MM-i tegema, siis esimene aasta nagu õpiaasta, siis 22, siis võib-olla liiga vana, et kuskilt tiimist saada see õige leping alla, kui sul ei ole tehtud 2 või 3 aastast lepingut mingi tiimiga, et nagu et see on niisugune omamoodi maailm karm, et kõik, mõtlen ka, et ja kui sa võidad, siis oled väga kõva mees ja kui oled teine, siis keegi pärast ei mäleta. Võtame Usain Bolti. Kes mäletab, kes tema järel teine oli? Kõik mäletavad, et jooksis maailma rekordi, aga kes teine oli? Jah, 3 korda olümpiaine võitja, keegi ei mäleta, kes teine oli. Michael Phelps järel võitis, ma ei tea, mitu olümpiakulda, mäletab, kes teine oli ta järel? Ei mäleta keegi. Võitja võtab kõik. Evertsi järel, kes kogu aeg teine oli, mitte keegi väga ei mäleta. Ma tean väga palju crossist, aga ma ei mäleta neid statse ka. Ja seal olidki võib-olla erinevad vennad, aga tipus oli kogu aeg üks. Täpselt, ja see jääb meelde inimestele. Kui me siin õpetuste juurde juba läksime, räägime kiirelt läbi sinu ja su poiste teekonna ka. Tulite välja uudisega, sõidate kaasa Adaki sarja Saksamaa, see oli Handel Racingu tiimis vist. Räägi natuke sellest tiimist, mis tiim see on, mis kokkulepped teil on? Tiim tuli Arkos Euroopa meistrivõistluste ajal minu juurde, ütles, et poisid ka enam-vähem sarjad, kuidagi läks jutt ja mina ka sõidan, mõtlesin, vahepeal ikka põristan ja mul plaan minna ikkagi superkrossi sõitma ja siis teha keegumise MM. MM teha ja siis oled ju ikkagi pead ennast enam-vähem vormi ajada, äkki tahad sõitma tulla sinna, siis mõtlesin, ei tea, et poisid, pean poissi jälgima seal Adakil ja järgid särgid, siis ta ütles, et aga poisid paneme ka siis sinna nagu, et saavad võib-olla rehvid ja mingid õlisi ja või vahet ei ole mingid varuosa juppegi, et siklit kohe ei saa, mina saan sikli, asjad kõik seal nende poolt riided, asjad selgeks, ma ütlesin, kurat, samas on nagu hea hüppelaud, siis ma pean vähe ohverama poissi nimel, et okei. Mulle isegi sobib, et poisid saaksid ka, et tegelikult majanduslikult ikka 2 poissi panevad ja okei, nad on teinud hea hüppelaua või asjad, aga tase ei ole veel see, et saad igal pool jala ukse lahti lüüa, et sponsorist küsida, et niisugune iga abi on praegu väga tähtis, et just tuleviku mõttes kõik ei, ma ei tea, 1 aastaga oma raha ka laiaks üle poiste peale ja siis järgmine aasta vaatan, et ei saa kumbki sõita. See otsus, see pakkumine vastu võtta, see tuligi eelkõige selle pealt, et poistele lüüa nagu uued uksed lahti ja see on neile kasulik või pigem on see sulle praegu majanduslikult kasulik ka? Pigem poistele, mulle ka majanduslikult kasulik, kui ma saan poistele mingisugused juba, et ei pea kõiki asju ostma. Ja tasubki välismaal peabki käima ja niimoodi näiteks Adaki sari on väga korralik sari. Mõtlengi Euroopakatel võib-olla, kui mind seal ei oleks olnud, ei olekski niisugust võimalust tulnud, et poistel samamoodi, ega sa peadki võtma siin niisuguseid võistlusi noorena tõsisemalt, jääd silma, eks nimi ka võib-olla aitab ja eks nimi aitab ka neile saada sinna Adakil sponsorid taha võib-olla, et see on nagu meie praegune eelis ja poistel ongi vaja seal konkurentsis läbi ja nüüd kui tulemused tulevad, siis järgmises aastaks võib-olla kunagi ei tea, mis võimalused on. Aga ütleme, nüüd me olemegi sul jõudnud lasteni sul poistega ikkagi plaan on täna suur, on ju nad näinud, et nad ikkagi ise tahavad teha.
ütleme, toome nüüd selle paralleeli, et su enda lapsepõlv oli karm, sa tegid julmalt trenni, on ju, kui karm sa täna oma poistega oled, kui palju te trenni peale panete? Oled sa küsinud neilt selle küsimuse, et kas sa tahad saada profisõitjaks või pühapäevasõitjaks? jah, olen küsinud. Ja see vastus on, et tahab saada tippsõitjaks? Tippsõitjaks saada, ma küsin sama küsimust ja igat peale kõvad kukkumist küsin sama asja, kas te ikka tahate seda teha, et saate aru, mul on ka karm, et see ei ole üldse lihtne. Ja siis mingi hetk oligi, nad õpetasin sõitma õigesti, oligi fun, käisid siin-seal, ise sõitsin veel MM ja asjad, mul ei olnudki aega nagu niimoodi tegeleda, et okei, siklid olid olemas, kuna nad tahtsid vahepeal seda siklit ja okei, muretsesin selle, kuigi Travis korraks ütles, et sõitis korraks, mul oli see pit, ikka pädokis sõitsid selle Suzuki, mingi pitpaik oli mul asjad, siis natukene jäid need alles ja siis sõitsid seal vahepeal ümber maja ja siis mingi hetk oli see, et ei, tema peab karjääri maha. Mõtlesin, okei, sobib siis ta ei sõitnud, siis ta ütles, et ta tahab uuesti sõitma hakata mingi hetk, ütles, et mõtlesin, et kurat, ma ei taha nagu sulle siklit osta pärast 2 nädalat umbes, et ma ei taha jälle. Siis mõtlesin, okei, et kokkulepe on selline, et ma käin siin hallis trennis, pauside ajal sõidad selle Adrenaliin Arenal selle Hondaga, kui ma terve talv otsa küdad sellega, siis sügisel sünnipäevaks ostan sulle siis sikli, kui ma näen, sul ikkagi on, muidu me ostame selle, siis garaažis seisab see keegi sõitma sain, et nii ka mõõdet ei ole, et siis me saame rentida kellegi laenata, kui tahad niisama korraga vahe bussi põristada, et ja siis ta andis seal, siis ma nagu, see paistis siis 65-ga, tema tahtis nagu, tema nagu isu oli kogu nagu suurem, aga ma ei nagu ise teinud sellest nii välja. Siis 65-ga siis läks ka võistlema seal ja siis Travis ütles, tema tahab ka võistlema minna. Nagu 4-taktis selle halli tsikliga see A50 klassi panna, et kuidagi ma sain niimoodi, et ikkagi lubati sinna minna, aga sellest oli juba häda, et oi, minide klassis seal tal on liiga suured rattad all ja värgid ja särgid, et see on probleemne, kellegi võtab võib-olla karika ära ja juba hakkas mingi jama pihta, siis ma ütlesin, okei, paneme sinna suurtematesse, siis ta sõitis seal A-gruppi saanud ajasõidus, siis jäi sinna, aga B-grupis siis sõitis, kuna hallis on vaata nii palju gruppe, et 15 mahub ühe joone taha, 15 teine, kiirematesse gruppi ei saanud, sai aeglasemates, aga seal oli ka teine esimene, seal suutis võista, võib-olla saigi mingi janu sisse või asjad ja sealt see edasi läks ja siis nad tassid ja kogu aeg saagisid ja ma ei võtnud seda nii tõsiselt ja siis mingi, et üks Aigar on ka natuke süüdi, et Aigar võttis nagu tõsisemalt oma poisiga ja siis nad ütlesid, miks Lukas saab ja asjad, Lukas saab ja vastust ei olnud. Tüüpiline küsimus, et miks tema saab, aga mina ei saa. Siis ma natuke murdusin ja siis ma hakkasin nagu, võib-olla nagu veel ei murdunud, aga nagu tekkis niisugune nagu endal see põlvevigastusoperatsioon, sain rohkem nendega käia, siis ma olin nagu, päris nagu hästi lasevad juba. Siis hakkasime tõsisemalt, siis tuli see koroona asi peale, nagu siis juba enne koroonat natukene juba peas olen vaatasin, et tegelikult nagu kiirus võib-olla niimoodi küll öelnud toorest on, aga stiili poolest ma vaatasin, et tegelikult see on enam-vähem ohutu, nagu saab juba suruda, siis hakkaski juba pihta ja siis ma hakkasin juba küsima ja siis viimased 3 aastat olen nagu tõsisemalt võtnud, viimased 2 aastat olen niimoodi nagu füüsiliselt poolt hakanud ka neile nagu ladume, nagu mulle laati, aga ma ei ole nagu nii tõsiselt seda võtnud ja võib-olla Sebastianil oleks pidanud 1 aasta varem saama niisugust nagu füüsilise põhja laduda. Travis on nagu õigel järjel, siis kuna ma lihtsalt tõesti nagu väga lootsin, et ei hakanud seda tegema. Ma panin küll need jalgpalli käisid ja BMX-is käisid ja muud asjad, et see isu kõik nagu rahuldaks ja mõtle, kui mugav ikkagi on, lähed, viid lapse, paned üle oksa ära ja siis tuled, võtad peale, vahid seal lihtsalt nii pingi peal, midagi nagu ei tee, siis crossis nagu sa tead täpselt, mis peaks tegema ja asjad. Aga kui sa nüüd võrdled nende sõiduomadusi, mille poolest nad erinevad, on neil eeldused olemas või mis kummagi plussid on? Travis ei ole võib-olla nii kõigutatav ja oma ea kohta tegelikult ta on suht niisugune, kus ma ütlen, ajasõidus võib-olla ei olegi nii silmapaistev, aga võidusõidu ajal ta suudab ennast niisugune nagu oleks kogenud sõidumees juba. Ja enesekindel stardid on tema nagu võib-olla trump, et ta ei löö kõhklema, nahaalne vaja niisugune looduse poolelt ongi niisugune tugevam kohe kehaehituselt, aga Sebastian võib-olla just oskabki niisugust nagu pehmelt mõnikord sõita, hüpped tulevad nagu loomulikumalt, kus Travise probleem on just nagu hüpped natukene, siis Sebastian võib-olla just nagu tugevam poolgi hüpped, et ta hüppab vabamalt või asjad, et niisugune vorsisem lödim, niisugune sõidustiil, aga niisugune sellega õpib ka nagu mängima või niisugune mängulisus on sikliga mõnikord sees, et see nagu on tema eelis. Aga mõlemad paned ikka täie auruga, sa annad neile mõlemale praegu kõik võimalused, mis sul võimalik anda on ja mõlemad teevad ikkagi täiega sporti.
kui palju, ütleme, ma olen just mõelnud siin ka, et tegelikult rohkem sellist nagu tuua nagu vanematele ka välja, et ma olen ise siin mingi aeg mõnesi noori treeninud, on ju, et tahaks rohkem seda infot välja tuua, et kui palju tehakse, kui karm ollakse, et palju see poisid nagu füüsilist, vanad nad täna on ja palju nad füüsilist teevad? Näiteks nüüd neil, kuna nüüd peale koroonat isegi jäi neil see süsteem sisse, kell 9 hakkab neil koolipäev. Kuna nii palju vanemas eaks on, siis nad jõuavad hommikul käia pool tunni jooksmas või harjutusi teha või enne kooli, et ärkavad üles, teevad oma jooksmised või harjutused ära või ole, mis ma näen, et mis vaja on teha. Nii karm veel nendega ei ole küll, aga ma vaatan, Sebastianiga on vaja veel hakata juba talvel juba niisugust nagu, ma ei ole julgenud nagu nii, kas mahvi veel peale panna, et nagu noored ei taha ära karistada, et kuidagi tegelikult võib-olla peaks juba Sebastianiga näiteks, ma vaatasingi, see talv tuleb teistmoodi hakata ette võtma, Travise peab kuidagi siis nagu likvideerima, et temal ei ole vaja veel kõike sükest, aga noh. Mis see tähendab karmimalt ette võtma? No praegu näiteks selles mõttes, et ta peaks minuga jooksmas käima minu tempoga natukene rohkem, kus Travis võib-olla ei peaks seda tegema, aga Travis nagu käib Sebastianiga koos kogu aeg käivad. Noh, see veib ka tema selle taseme ongi viinud nii heaks, kuna ta teeb kõik vanema vennaga koos, tal ongi nii palju karmim trenn olnud. Aga vanema areng nüüd võib-olla pidurdub jälle natuke. No just ei pidurdub, aga jah, võib-olla nagu tal oleks vaja ka kedagi, kes nagu viiks ja just jõu poolt ma ei olegi väga treeninud ja Sebastianil on vaja seda jõu poolt, aga noh, mul ei ole sellist nagu, tal ei ole seda häälemurret tulnud ja sellist mehisust tulnud, et karvad on igal nagu vuntsid on kasvama hakanud või midagi, et seda liiga vara ei ole mõtet ka. Et seda, ma olen just ootanud seda pauka, aga tal veel ei ole tulnud seda, et ta on pikk küll, aga siis tuleb nagu see õige power taha. Aga probleem on selles, et no siis tuleb teised probleemid, kui see tuleb, siis ta hakkavad käed jämedaks minema. Praegu ta eelis ongi see, et tal ei lähe käed jämedaks, kuna ta on see lapse eas aine. Et siis ta sellega nagu teistmoodi saab siis pärjata. Aga praegu üks on 125 ja üks on 85, kui palju nad aastast tunde sõidavad? Ei olegi nii palju tunde sõitnud, et eelmine aasta oli nagu selles mõttes korralik aasta, siis ma sain päris palju tunni sõita. Mul tuli kusagil 280 tundi. See on siis per sõit ja... Pöörsõit, jah. Jah, 280 tundi, et teile teadmiseks, kui palju sõidetakse, et motocrossis ikkagi, kui Paps on olnud kõige kõvem Eesti motocross sõitja ajalas, siis teate, et tööd tuleb kõvasti ja niisama ei tule mitte midagi. Aga noh, ma ei tee nagu, mis mina näen praegu lihtsalt noorte seas on see, et ma ei pane ühe päevaga, praegu vahepeal jääb mul mulje, et osad vanemad näevad, et kuulevad sõidutunnid. Nad üritavad teha siis nädalavahetusel või mingi 3 päevaga vahepeal selle mingi sõidutunnid tasa, see on nagu viga. Nagu ma näen lapsevanemad, ma saan aru, nad tulevad Tallinnas või vahepeal või kuskil kaugemalt, et nad tulevad halligi. Nad käivad 4-5 sessiooni, teevad enne lõunat, käivad lõunal, siis tulevad tagasi, teevad 5 sessiooni. Sa oled ju hallis sõitnud, see 10 minutit, isegi suurel sõita on väga karm. See on nii intensiivne see rada ja siis väiksed poisid ja siis panevad sealt 15 minutit otsas lõpuni ja sa näed, see on nagu natukene vale ja see tuleb negatiivne efekt vahepeal sisse. See ongi need teadmised, mis on puudu, et seda metoodiliselt teha. Ja nad üritavad treenida selle asja nagu ja siis vahepeal on see teema, noh, ma olen vahepeal võtnud isegi nagu enam-vähem juba peaks olema natuke kogenud, et füüsilist teha või asjad, see mul ei ole natukene aeg olnud, kui mul tõesti nagu oma poisid ei tegeleks enam niimoodi, siis ma saaks nagu kellegi nagu võtta ja juhendada või asjad, aga sellel on ka oma hind, et ma olen omal ajal investeerinud sellesse asjad, et kui 24/7 ma peaksin kellegi kõrval olema, siis ma suudaks selle võib-olla, ma ei saa öelda, ma saan võitja teha, aga see oleks väga palju kasu kellelegi, et ta saaks tipule suht nagu kiiresti ja lähemale, mitte just niimoodi kiiresti, aga paljudel on see just see teema, et 2 kuuga mõtlevad, et suudavad treenida või 2 nädalaga, et nüüd on valmis, et käivad 1-2 päeva minu põllu peal trennis. Mõnikord saavad isegi selle negatiivselt, see kiirus läheb taha, kuna nad uuesti teistmoodi äkki sõitma õppima. See välja lihvida mingi probleemi ja see on nagu näiteks mul Travisel 65-ga oli niisugune teema, et hakkas mingit mind ei olnud kodus, käisid seal mul naisega vahepeal põllu peal sõitmas ja asjad ja läks lohakaks ja just 50 pealt läks 65 peale ja siis sõitis, ratsutas, need põlved olid seal radika juures ees ja nagu see oli nii vale, Siis ma põllu peal nagu mingit hüppeid midagi ei teinud, siis õpetasin nagu 2 kuud, et lihtsalt õpetasin välja, et turvaline sõit oleks. ABC on ikka kõige tähtsam. No see paika saab, siis sa hakkad nagu muid asju tegema, et see on jah, nagu vale, et ja siis mõtlen füüsiline põhi näiteks, mul endalgi. Ma hakkasin treeneriga tegema, ma tundsin sellest kasu alles 19-aastaselt, et nüüd ma olen nagu võimas aina. Et algul oli see, et ongi raske asjad ja siis sa pead selle nagu
vastu pidama ja tegema ja okei, läheb paremaks, siis tuleb tagasilöögid, asjad, läheb veel paremaks, tuleb uuesti mingi tagasilöök, et nagu haigestud vahepeal, et niisuguse koormusega talud või asjad, et see nagu ja sõiduga samamoodi, et see ei käi niisama lihtsalt, et muidugi läheb põmm, siis natukene tuleb ja siis vahepeal tammud isegi oma poistega, tammud seal 2-3 kuud paigal, mitte midagi ei muutu, vaatad, üritad seda teha, toda teha, mitte midagi ei muutu ja siis tuleb jälle areng ainult. Järjepidevus. Ja siin võib olla äragi öelda, et kui me noortele räägime sellest, et nii hard work ja kõva töö on, et see 280 tundi on ju, aga samas, et see kõik peab nagu loomulik olema, et sa jagad need sõidutunnid ära, et sa ei tee üks päev, ei sõida 3 päeva eest on ju, et see kõik peab nagu ikkagi targalt käima, et sa ei saa lihtsalt ärge nüüd vaadake, et meil on aasta lõpuks vaja 280 tundi täis saada ja hakkame seda sõitma. Et see on nagu, ma ütlen, et terve aasta on ju, jaanuarist jaanuarini, et see ei ole niimoodi, et ja trennid ka erinevad, eks kõik ei ole, et sa paned hommikust õhtuni põhjagaasiga, et sa mõnikord teedki põllu peal tehnikat, harjutad kurvi on ju, mõnikord sõidad ja mul on oma stiil näiteks ongi, et sügisel talveni on nagu tehnika natukene õppimine, sealt lähed üle natuke tehnika oma sõidud on ju, siis läheb edasi sõidud on ju, väga palju kiirringidele veel nagu seda rõhku ei pane, kuna nad on nagu traviskid, nagu paneb seal kiire ringi, siis nagu läheb motot sõitma, ikka sõidab sama ringi aega, nagu ei ole, nagu ei saa sellest efektist aru või ei saa sellest pingutusest või sellest aru, et ta saab aru küll, aga ei anna seda efekti veel. Aga Sebastianil on nagu vastupidi, tema on juba vajab seda kiirringi ja see vahe tulebki sisse, ta paneb selle kiirringi ja siis läheb motot tegema, siis vahepeal näed seda erinevust, aga Travisele puhul näiteks, et see kiirringi või moto või vahet ei ole, mis asi ta on, ta läheb sinna ikka üritab omast parima anda või asjad, kõik on sama auk, et niisugune nagu see ongi, kui sa igapäevaselt koos, siis tunned seda, näed seda, tead, mis seal on vaja natukene on ja paljud mõtlevad üle, lapsevanemad mõtlevad ka üle. Et see lihtsus on ka muidugi asja võti, et sa ei saa, mõtlen ka, et kulutavad raha või praegu siia-sinna, küll on ostetud sealt asi, too asi, ise ka vahepeal siin läksin korraks hasarti või asjad, nagu ostadki mingi vidina või asjad, et tegelikult sa tead, mis vidin töötab, kõik teavad, siis minnakse ikkagi ostad, äkki ma saan midagi paremaks, tegelikult midagi mõjunud või ei muutud mitte midagi tegelikult selles mingi tuuning vidinas või asjad, et ja mõtlen ka, et olen lasknud teha igal pool, lõpuks metsa vahel Eesti tuuni ja silindri puhastab kõige paremini ära ja kõige paremini käib ja kõige puhtamalt, kus ma olen proovisin ka eelmine aasta kuskil tegin ühe mootori ja Eestis tehti parem. Ja mis motokrossi hullult paelub, eks ju? Kommi raha eest. Ongi see, et seal tegelikult mehest loeb ikka kõige rohkem see sõitja seal peal, kui palju ta seda gaasirulli ikkagi suudab põhjas raja peal hoida, et need vidinad ja sumpad mõnikord võib-olla pigem uus sikkel ja rohkem sõita. Võtas tanupillist kõigepealt maksimum välja. Mina näiteks olengi nagu amortide teemal ka võib-olla seda oleks vaja investeerida, aga mul mõned poisid sõidavad, ega see karm, pigem ma olen alati seda, et selle raha ma ostan uue sikliga ma saan rahutumalt ja iga päev treenida ja siis vahetan jälle välja uus sikkel, et ta saab iga kord sõita ja asjad, et see vanale siklile nüüd kallid amorid, see ei ole ka nagu kombo, või et just noorte eas, sul on see sõidutund on nii tähtis, see tehnika ja vahepeal, okei, muidugi tahad, et poisil hästi läheb ja tulemused tuleksid asjad, aga mõnikord, kui juhtubki see tulemusega midagi nagu, mõtlen, mõni laps ongi arengus, nad on ees, kui palju ta on sõita saanud, mõni on hiljem alustanud, siis mul poisid ka, et tegelikult nad õigest sõitmist alustati hiljem, olidki, algul olid maas, nüüd on juba Eestist mingit tasemel, juba võib-olla natuke hakkavad eest ära minema kellegilt, kes on juba iga kord nühkinud, aga see võib-olla nühkimine ongi võib-olla valesti sisse lihvitud või liiga isa ei ole seal õiges kohas või asjad, et aga mingi suure sikli peale see kõik ühtlustab mingi. Lihtsalt keegi ei jõua ära kannatada seda hetke nagu, et see ühtlustab mida suures klassis see kõik ühtlustub ja siis näed ära, kes on õigesti teinud tööd või ei ole teinud tööd, siis keegi läheb võib-olla eest ära ja see, kes lapsesarjas võib-olla pärjas, siis jääb hoopis maha, et näiteid on küll ja küll. Et siin võimegi, mina ütlen kohe, et kui sa üks suvi said oma poistega tegeleda, ma käin ka Eestis krossidel ja raja ääres, et siis see mingi 2, 3, 4 kuuga oli nagu näha ikka märgatavat vahet, aga mis võib-olla viimasel ajal on veel palju nagu läbi käinud ja millest võiks rääkida, et meil on hästi palju nagu 65-85 tehakse ulmetulemusi igal pool, ja siis jõuamegi sinna 125 klassi, ja seal enam nagu ei tule, et kas sa tunned ka, et võib-olla see, et ongi, et isadel saavad teadmised otsa ja ei tehta piisavalt targalt tööd, et see saabki nagu saatuslikuks, et siis seal alates 125 eurooplased lähevad eest ära. Ja mind näiteks imestab, kuidas Hollandis ja Belgias saab sõideid tulla. Aga võib-olla ongi see just edu võti, et sõidetakse niisuguseid konkreetsemaid, lihtsamaid, mitte nagu just nagu lihtsamaid, aga niisuguseid nikerdamisradu. Et sa õpid selle, kus 50-ga mind pannakse
poisid paneme näiteks Tihemetsa või kuhugi sõitma, paned lahti oskab igaüks hoida. ja siis sõidabki see, kellel võimsamini edasi käib ja pärjab ja asjad. Näita mul Lommelis sündi lasta 65-ga isegi suure raja peal trenni. See taga mingi väikene rada, nikerdamisrada, siis lähed kuhugi Hollandis, lähed Velthoven, siis 65-ga lasta siin suure raja peal, nikerdad seal samas mingi kuradi L-kujulist rada ja tulevad sõidumehed, kus meil peab olema kogu aeg, et kuskil suure raja peal kühveldama asjad, võib-olla just ongi see, et seal õpivadki pidurdama esipiduriga asjad, kui sa oled näiteks võib-olla suure laia raja peal selle väikse tsikliga, seal võib-olla ei olegi seda esipidurit vaja. Ja teine asi see, mis ma olen ise näinud treeneri, nagu ma olen 50 meest treeninud, et ma lasen ta suure ringi peale, intensiivsus kaob igasugune ära, tal see rada on liiga suur lai ja liiga palju aega puhata kogu aeg. Liiga palju aega puhata, et ta ei võta sellest maksimumi. Ja siis oledki, vall on siin, hoogi asjad, sa pärjaki seal, saad harjunud niisuguse kiire rajaga asjad, üks hetk nagu see teised sinna järgi jõuavad ja 85-ga seal kõik tööd hakkavad tegema asjad, et siis ja kindlasti nagu see ongi see võib-olla tsiklitega ka algul pärjavad. Sõidavadki tsiklitega selles mõttes, et nad investeerivad nii palju tuunimisse, ma ei ütle, et välismaal seda, seal on ka igasuguseid investeerijaid tsiklitesse ja asjadesse, et aga lihtsalt see ja mis võib-olla viga on see, et karikaisu on nii suur, et liiga viimasel aastani üritatakse sõita seal klassis, kus nad paiknevad, kus sa peaksid varem üle minema. Kui tase lubab, on ju. Ja tase lubab, sa pead olema siis tõesti väga algaja ja ise kui sa oled väike kutt, ma mäletan, Roxen oli väike kutt, pani ju 85-ga, ei ole mingi suuruses, ei olnud mingit küsimust nagu ja meil see isegi kui see suurus on, sa ei saa olla viimase aastani seal, siis sa pead olema ikkagi väga vähe sõitnud, et sa arened ikkagi endast kiirematega. Vastavalt arengule vahetad ka klasse ja lähed tugevamatega kokku, et see ikkagi arendab. Ära unista sellest mingi, lõpuks see Eesti tiitel nagu ühtepidi, ikka tahad, et võidad tiitli, aga kui sa unistad maailmas mastaabis, siis see Eesti tiitel on nii tühine. Keegi ei küsi su käest, mitmekordne Eesti meister sa oled. Et pigem ongi, lähed sinna Adakit sõitma, seal võidad ära. Keegi jääb silma, tuleb sinuga juttu rääkima. Sa võid olla 15-kordne Eesti meister, keegi ei teagi seda, sa võid siin kõiki loputada, sa võid isegi kõige kiirem olla, aga kui sa ennast seal näitamas ei käi, siis ei tea keegi sinust mitte midagi, siis lähebki lõpuks ja rong läheb ja nagu see on nagu omakorda, ma näengi, et see tehnika või asjad, et see ei tule järgi ja tahetakse nii kiiresti kui võimalik saada, kus tegelikult nad, ma enne tõingi, ei ole kannatust. See, et õppida näiteks õige asendiga pidurusmaad võtta, muidugi on hea lihtne, keerad rutskad, ongi poisid natuke hulljulge, surutakse, tule hüppesse, tulevad sinna hüppesse peale, mingi hetk, lähebki eest ära. Teised, kes on tehniliselt ja korrektsemalt tulevad sammu lähemale, siis need mõtlevad, mis on valesti, panevad veel rohkem sõidutunnid peale, veel suurema mahhi, veel julgemalt, siis ta peab veel virna ka või midagi juhtub, siis tuleb natukene hirm poisil, siis peletatakse see sõiduisa ära, kuna kõik suruvad, et sa olid selles kunagi kiirem, värgid. Väikses klassis ei tea, kuna kes üldse sõitma hakkas, kuidas ta hakkas, mis hetkest. Ei jõua ära kannatada, et võib-olla lihviga see mingi probleem välja, kui sa näed, ma teen ka, vaata, üldist treeningut teen väga palju, aga tegelikult sa tahad nagu väga õiget asja, siis on nagu 3-4 poissi grupis, mitte rohkem, personaalselt. Ja siis sa saad võtta nagu ette, mis on kelle vead, aga kui sul on see juba läheb liiga laadaks ära, ja see üks poiss, nad ei saa, muidugi kellelgi on see kasulik, kellel on juba mingid asjad tulevad loomulikult ja see tulnud, aga kui see on liiga suur laad koos lõpuks, siis see ei anna seda efekti, ongi see 3 oleks nagu 4 võib-olla kui poissi grupis ja kui sa tahad täiesti nagu algajast alustada, siis peab see omakorda grupp olema tegelikult isegi. Sa ei saa liita nendega, nagu, kes on juba mingid sõidumehed. Ja mina olen ka näinud seda, et just kunagi, kui ma ise USA-s Ryan Hughes'i käe all käisin treenimas, et siis ma esimest korda nägin ka, et kui ma Eestis vaatan lapsi ja noori, siis kõigil öeldakse, et kiiremini, aga keegi ei õpeta, et kuidas kiiremini sõita. Et see, et mis loob selle baasi, et sa üldse suudad kiiremini sõita, et kui sa jõuad kunagi suure klassi, siis 4,5 ikka päris nii ei ole, et sa sõidad jõuga lihtsalt kiiresti, et sa pead ikkagi nagu oskama sellega kiiresti sõita, et see on nagu oluline, et õpetage lastele, et kuidas päriselt kiiresti sõita ja siis see loob ka ohutuse, et neid vigastusi noorena sa ei lõhu lapsi ära. Ja sa näed ohutus ja õige töö ja õige maht ja õigel ajal on natukene, et okei, kõik lapsed on ka erinevad, aga lihtsalt see, et ei suudeta ära oodata ja pannakse niisugune asi peale ja siis on emotsioonid või mingid eesmärgid olid teised ja siis mingid murdutakse ja siis mingi,
laps saabki siis sinna pubeka ikka, siis tuleb see vasturääkimine ja siis mingid suusad lähevad risti ja ongi see jama, näiteks sinu näide samamoodi, et tegelikult see ei olnud nagu niisugune lapsvõitja või mina ka nagu väga lapsvõitja ei olnud 65 klassis ja 85 alguses et pärast 85 lõpp see avanimine tuligi kuidagi teistmoodi et aga see õige aeg tuleb ka ära oodata, et ja mõnikord on isegi kasulikum, et kui sa ei võida kogu aeg et Antonio näide et ja Villo Poto ja Tansi näiteks ja isegi Everts, Harri Evertsiga lähete juttu rääkima, siis ta ei võitnud, ta viis Stefani Itaalia meistrivõistlusele sõitma asjad, kus ta ei saanud isegi punkte või asjad ja see aga lõpuks ikkagi 10 korda maailmasse. Kui oma poiste juurde veel korra tagasi tulla, kui palju sa pead täna neid nagu sundima või karm olema, kas nad tahavad räigelt ise trenni teha või pead sa nagu ikkagi hullult kaikaga neid taga ajama ka, et nad trenni teeksid ja kuidas sa nagu oled näinud seda, et nüüd, kui nad jõuavad sinna, ütleme, puberteedi ikka, et kui palju sa neid nagu vaos pead hoidma, et nad oleksid ikka püsiksid sellel rajal, et kas nad kuulavad sind täna täpselt nii, nagu sa ütled? Sebastian tuleb see pubekas ikka, aga sõitmine isu on väga suur. Sõita tahavad nagu iga kord sajavad jalga, ma ei jõua oma siket garaaži valmiski teha ja puditada, kui nad juba tahavad sõita, et see isu on nagu suur. Aga vahepeal tuleb meelde tuletada, et nagu ma ei sunni neid, aga ma tuletan meelde, et kuule poisid jooksmas käisite. Okei, nüüd peab jooksma minema, et muidugi, okei, lähme ja siis üks ikka mingid mängudesse, asjadesse, aga nagu see tuleb nagu lihtsalt, ma ei pea nagu niimoodi nagu läbi mingi pisarate jooksmist ei ole õnneks, et ma olen alati öelnud ka, et miks mina pean panustama nii palju, et umbes, et ma ei tea, nina verist väljas et teen teie siklid asjad ja kõik asjad ma pean nagu teen teile, et ja siis kui teie jooksmusega või pühendu sellele, siis võime korra, lähme koos end huulutama, lähme sõidame Eestis siin niisuguseid noortesarju ja asju, naudime, teeme grilli seal krossi raja ääres ja ongi äge, teistmoodi äge, kõik ei peagi olema kogu aeg ka võidumehed ja see võib-olla on ka Eesti probleem, et ükskord nagu et miks te üldse kunagi sõitma hakata? No mina hakkasin ka sõitma sellepärast, mul oli äge. Ja siis ja ma näen need, kes minuga on ka alustanud, on lõpus ikka sikli tagasi ostnud, sõidavad siin harrastajate klassidesse, aga tegelikult sul meeldis see. Mingi hetk lihtsalt see isu oli ja võimalus oli, et võib-olla tuleb see ja siis see unistus purustati, et ikkagi tule, aga tegelikult ärge unustage seda, et miks sa teed seda, sul meeldib teha. Ja mina olen ka märganud seda, et kui mõned, ütleme Eestiski noortes siin juba teevad mõned tulemused ära, siis pannakse neile kuidagi krossi ringkonna ja vanemate kõige selle poolt nii hull pinge peale, et mingi hetk võib-olla neil tekib see, et see kogu asi ja see pinge ei ole enam mõnus, ja siis kaob see fun sealt ära ja siis tegelikult sellepärast ka suurena enam tulemusi ei tule, Muidugi sa pead olema karm ja konkreetsus ja asjad, aga tulebki rääkida, ma olen ka poistel alati ja küsingi, et tahad ikka seda teha, et okei, siis tuleb teha trenni, seda teha, et okei, tahame laagrisse minna, see vanemal poisil ongi juba õppimistega natuke probleemid asjad, et mõtlesin ka, et kuule, sul pead oma kooli asjad, kui sa tahad minna, kui võistlema, sa pead kooli asjad ka korras olema, et sa ei saa niisama lihtsalt minna, et seda jälgima asjad, et ega kõik niisugune, et ma olen ühtepidi konkreetne ja karm, aga samamoodi ega ma niimoodi nagu niisugust suuret ei ole peale pannud, nagu mul ikkagi võib-olla omal ajal oli natukene, aga samas jällegi reeglid peavad paigas olema ja kui ma näen, et neil isu on ja kui ma küsin seda, kui nad ütlevad, et kuule, ma tahan niisama sõita, ma saan sellest aru, siklid läheb garaaži ja käimegi sõitmas niisama, midagi juhtuma ei ütle sellepärast, et kuule, kõik nüüd motorossiga. Et see dünaamika lähebki minu arust siis ka valesti, mida ma olen paljudel näinud, et kui vanemad tahavad saavutada ja motorossi rohkem sõita kui lapsed on ju, ja lapsed isegi ise aru saamata võib-olla nii-öelda manipuleerivad sellega, et isa tahab rohkem on ju, ma ei peagi eriti pingutama, niikuinii viieks sõitma, aga tegelikult see jooksmas käimine või see, mis isa sulle ütleb, et sa näitad nagu austust sellega tema töö vastu üles on ju, et kui tema teeb tsikleid, siis sina lähed käid jooksmas ja selle arvelt oled parem sõitja on ju, et mingid kohustused peab ikka lastele ka panema, et see ei ole päris sama, et ma toon sulle nii palju hunnikus tsikleid ette ja sina ainult sõida. Ja need tuuningvidinad või asjad, mõtlen, et võtad selle silindri oma, vaatad jälle kolm, kas on okei, kas on ääred ära söönud või asjad, paned jälle silindri peale, pudita see kogu käed õlised, siis nagu ei ole ka nagu, mõtlen ka, et miks ma pean seda tegema. Teemegi seal ükskord nädalas sõitmas kuskil lähedal, ei pea kuhugi mingid erinevad radu sõitma, sõidaki ja oledki mugavustsoonis ja lapsega saabki rääkida. Ma mõtlen ka, et kui väga te tahate seda ikkagi, väga-väga tõsiselt tahate.
ja et see sõitma meelitamist ei ole nagu otseselt vaja teha, et kui ta tuleb see tahe ja tunne, siis minul öeldi terve lapsepõlv, et kui sa ise ei taha, siis mul pole ammugi seda vaja. Et ma teadsin ja mingi, et see hakkas hoopis vastupidi toimima, et ma hoopis ise hakkasin tahtma, vaata. Oleks ta nüüd hullult pushinud ja surunud mind, on ju, võib-olla siis kaoks kisu ära võib-olla. Ma kaoks kisu ära, on ju, et ma hästi palju näen seda, et peab nagu enne sõitu ka käib lastega mingi laat, et meelitatakse, kuule äkki ikka lähed sõitma, on ju. Et tegelikult see peab ikka lapsele enda sees tulema, on ju. Muidugi mingil hetkel sa peadki suruma ja natukene nagu suuna kätte näitama, aga sa ei saa lõpmatuseni nagu teda tsikli peale meelitada, et siis tal... Ja sa näed olukordades, kui ta on, kas ta on unustanud ennast sinna arvutimängu või asjad, et või midagi, et okei, võtad sealt välja, teed nagu, et lähme trenni asjad, et aga õnneks mul seda probleemi ei ole, seda nad ootavad iga kord helistavad, kuule, tule kooli järgi, lähme trennama. Täna tuleb busside koju, et täna ei lähe. Miks? Kuulge, aga 2 tundi on lennanud, ma arvan, et juttu jätkuks veel kauemaks, aga ilmselt kuskilt maalt tuleb need otsad kokku tõmmata. Me peaksime vist kiirelt ära käima, aga Kegum, siis sa tegid oma selle viimase MM-i etapi. Räägi natuke, mis tahtsid selle viimase lõpu teha, mis see ootus, mis see lootus oli ja kuidas sa sellega rahul jäid, et ma saan aru, et päris nii vist ei läinud, nagu sa tahtsid. Täitsa nii ei läinud, jah. Kohe juba no kuidas ma ütlen, peale vaba treeningut, siis ajatrenn või see enne võistlust, enne kolivõistlust, siis kohe kiirringil panin seal üle mütsi, lõi täpselt kuidagi saapa sinna käigu nagu vastu hüpet, natuke liibis sinna käigu, all läks õrnalt pihta, et lõi vaa peale, viskas üle pea, siiamaani rivid haiged asjad, selgroo või abaluu ja selgroo vahel kuskil mingi jama on. Mõtlesin, et algul tuleks nagu, kui ma ütlesin, et Adakile tulen võistlema, siis ma mõtlesin, et peaks ikka Põlvast ka võistlema, et asjad, aga siis see oli natukene liiga valus, et eile käisin esimest korda sõitmas, et tegelikult saab sõita küll ja nuia lähen peale. Vaata jälle, kuidas see tulemus tuleb, aga Adakiks pean kuidagi vormi saama, muidu on jälle, et laupäev ei sõida, pühapäeval on postidega, siis happe on ju sõitma, siis nagu jooksma, siis ei saa käia ise midagi, on ju, siis nagu tekitan endale musta auku. Ja samas nuia mehed on mul minu vanused enam-vähem, kes korraldavad seal seda võistlust, vanad sõbrad, tuttavad, teevad väga ägedat asju, samamoodi seal hoiavad nuia rada elus, on ju. Ja juba see mind meelitab sinna sõitma ja Eesti klassipublik ootab muidugi. No ja mulle meeldib sõita, ma ütlen ka, et enam mul ei ole sellist kohustus, et nagu, et okei, ma saan kelle käest ära, siis nagu väike mingi hapumaitse jääb suhu, pigem ega omal ajal alustasin sõitmist ja siiamaani, miks ma Kegumisse isegi lähen, teen need võistlused või asjad, et mulle meeldib sõita ikkagi tsikliga, aga see on äge nagu ja naudin seda ja muidugi karmil tasemel muidugi sõita, siis füüsiliselt või see nagu on keha ei tule nii järgi, aga see sõitmist ikka naudib, see tsikliga, see on nagu kunagi hakkasin ikkagi sõitma, ega seda ma naudin. Et seda ma tahtsingi võib-olla selleni tüürida ka, et sa saaksidki võib-olla öelda, et ütleme, ma olen mis kommentaarides või kuskil rajalas kuulnud, et huvitav, et sa oled kunagi nagu MM-i tipptasemel nagu täiesti esiotsa vend olnud, on ju, et ja nüüd lähed sõidad, ütleme ilma niisuguse korraliku ettevalmistuse, pigem sõitjate rivi lõpus seal MM-il, on ju, et kas sulle lihtsalt, sa teedki seda ju sellepärast, et sulle meeldib võidu sõita, on ju, ja tegelikult see pole niisugune leegassi mees, et sul nüüd oleks hullult tähtis, et mis sul viimane mälestus jääb, et sa teed ikkagi sellepärast, et see endale sulle meeldib võidu sõita. Jah, mulle endale meeldib võidu sõita, Keegumas oli Eesti fännid asjad ja sponsoritele ja asjadele ja mõtlesin ka, et osad tahtsid, ma läheksin sinna, mõtlesin, okei, teeme ära selle asja. Muidugi kukkunud välja nii, nagu vaja oleks, et natuke karm oli seal võistleda niimoodi, kuigi viimane sõitma, paar ring läks nagu aega natukene, et valuga harjuda enne. Sõitsid sajaks. Siis muidugi eestlased saavad kokku, Hardi oli seal ja siis mõtlesin, okei, ma hoian Hardist kinni natukene ja rohkem hambad ristis. Tema tegi mingi apsakas temast mööda seal korraks ja siis nagu tahan lihtsalt alla anda, siis läbi valu nagu suutsid vähe paremini sellele viimasele nagu sõidule teadsid ka viimane sõit, et okei, selle nagu kes on ära lõpuni. Aga jah, see oli niisugune, ei olnud nii plaanipäraselt ei läinud, aga mind see nagu verest välja ei löö, et õige, ja siis saate lõpetuseks mina tahaks veel, meil oli selline fantaasia küsimus ka, et ütle meile hästi kiirelt, sul on võimalus, saad ise tiimimanager, kuna meie vaatajaid hästi nagu huvitab see välismaa, ütleme AMA ja MM ja kõik on ju, et sina tiimimanager ja sa pead USA-st panema oma tiimi, saad valida 2 meest omale tiimi sõitma, keda sa täna palkaksid? Sexton ja Jet Lawrence'i. Ja MM-il? MM-il Herlings ja Kaiseri.
vägev. Oota, mul on väike kingitus ka teile siin saatesse, ma olen teinud ja mul on see pulvakommi. Lokole jaoks. Ja siis on nagu siin on Väga lokole jaoks ei pulgakomm. stressipall teil, kui te lähete pigistate. Närvi läheme. Ja siis on see Teso Anni ka siin, läheb teemasse siin tänapäeval. Väga. Tulge aga suur tänu kõigile, kes vaatasid, kuulasid. Saime väga palju uut huvitavat infot teada, huvitavaid jutte minevikust kuulda. Järgmine kord juba uued külalised, uued jutud, aga aitäh Tanel, et tulid. Aitäh. Palun. Ma ütlen ka seda, et okei, esimesed saated, asjad, kindlasti selle kõik läheb paremaks, et äge on, et tehakse niisugust asja ja tulevikus siia, ma arvan, kindlasti läheb paremaks, aga ma arvan, nendel vendadel on ka saps sees, ennem kui teevad siin saadet. Muidugi, nagu oleks puu taga. Absoluutselt, et igat uut projekti on raske alustada, aga me tundsime, et sellist tühja kohta oli, kus on vaja teha sellist motokrossi meediat ja sellepärast me seda alustasime ka. Ja teie ikka, pange like, subscribe, andke teada, keda tahate siin saates näha, andke tagasisidet, jagage seda saadet ja nii saame kõik koos teha aina paremat asja. Järgmise korrani!